selg sirgu, kõht sisse, ei mingeid kõrgendatud ootuseid, aga me oleme tagasi ja sedapuhku me ei ole tagasi üldse suvalise külalisega, vaid Kristina Samra, eneseväljenduse mentor. Tere tulemast! Tere! No pressure üldse teha mingit podcasti kellegiga, kes õpetab podcasterid ennast väljendama. Ja ei ole pressure'it. Tegelikult ei ole, üldse ei ole. Täiega äge, et sa tulid ja me oleme nii pikalt hoogu võtnud ja mul on väga hea meel, et just praegu siin ja praegu ja et täpselt nii spontaanselt see tegelikult kõik juhtuski. Ja võib-olla ma tahaksingi sinuga natuke alustada sellest spontaansusest, sest et Human Designi võtmes, ma usun, et sellises Kristina Samra võtmes väga paljud teavad juba, mida sa teed või vähemalt ühel või teisel moel on kuulnud sust. Nüüd, mida tõenäoliselt väga vähesed teavad, on see, et Human Designi võtmes 1-3 profiiliga sakraalne generaator ja et kui me räägime spontaansusest, siis su ainuke kanal on 34-57 ehk siis põrn ja sakraal. Nii see on, jah. Millal sa Human Designiga esimest korda tuttavaks said? Kas sa mäletad? Ma arvan, et need on ikkagi paar head aastat tagasi juba, et täpselt ei mäletagi, aga kuskilt hakkas ju kajama ja kõrvu jääma ja kindlasti ka rohkem tänu sellele, et sina rohkem pildis olid ja sellest rääkisid. Ma küll esimest kohtumist Human Designiga ei teinud sinuga, aga ma tulin sinu juurde küsimusi küsima, mis mul õhku jäid. Et see oli hästi selline otsene ja vahetu tagasiside sellele, mis siis tegelikult huvitab, et kui ma sellised väikse tausta sain kätte, et siis sealt edasi oli väga nagu hea juba minna oma küsimustega ikkagi. Kas sa mäletad, kui sa alguses said teada, et sa oled generaator? Kuidas sul sellega oli? Esiteks see nimi on minu arust naljakas. On ju. Mingi generaator nurgas või mis. Oota, proovi projektor olla. Siis, et muidugi see, et enamus maailma inimestest on generaatorid, mingi mis asja olen üks paljudest või. Ja ei, see kuidagi, ma oleks võinud mingi ilusama nime vähemalt panna siis, aga ma ei oskagi öelda jah, et ma arvan, et see oli nagu nii tohutu ja kirju maailm, et ma alguses väga palju ikkagi sellest aru ei saanud. Ja sain aru sellest, ma ei mäleta täpselt küsimusi, mis ma küsisin su käest. Ma mäletan, ma istusin autos, veel eraldi kuidagi sõitsin kodunt ära, et selline oma ette nagu kõne teha ja rääkida ja läpakas oli kuidagi niimoodi kõverasti käes ja ma tean, et ma küsisin võib-olla ka selle kohta, et mis see siis on, et istun ja ootan ja võimalusi ja mingid sellised asjad, et mis tundusid nagu, et kuidas need asjad siis juhtuvad nagu, et see, ma arvan, oli üks kindlasti, mis tõenäoliselt paljusid puudutab. Ja selles mõttes ma tunnen väga ära ennast selles, et oota, aga ma olengi üks paljudest, et mis mõttes, sest see oli päriselt minu selline nagu täiesti esimene reaktsioon, et oota, et nagu mingi sakraalsed tüübid 70% ja siis ma olen lihtsalt nagu üks paljudest ja mina ju kuulsin tollal vaata seda, et tulnud siia tegema tööd. Ja minu jaoks töö tähendus siis oli ikkagi see, et nagu orjapidaja on ju. Ja, ei see ka kindlasti, jah. Aga kuidas sa täna, nüüd mõned aastad hiljem on ju, et kuidas nende võimalustega on siis? Leiavad ise sinu või? Tead, see on nii huvitav, et vahepeal nagu leiavad, siis ma olen täiega, sellel oli õigus ja kaart teeb paika ja nii ongi ja muudkui ka chillin ja tunnen ennast hästi ja siis teisel hetkel jällegi ma näen, et ka kui ma ikkagi pühendun ja kuidagi fookust hoian millelgi, et siis sealt hakkab ka ikkagi kasvama, et ma ei ole veel päris lõpuni ei ühte ega teist usku, aga ma usun kindlasti olust rohkem seda, et need võimalused tulevad ja tulevadki nii, et tule homme siia või tulen. Jah, just. Tulen täna ja või nädala pärast, eks, et tule meile siin tiimi juhtima, et tuleb ja. Aga vaat seda vaibi kätte saada täpselt, et nüüd on see õige vaib, milles nagu marineerud, et see magneti osa, eks, et need asjad tuleksid ja ma ikkagi teeksin seda, mis mulle väga meeldib. Selleks tuleks veel juurde seda, mis mulle väga meeldib. Katsetan ja õpin koga. Ei ole selge veel. See katsetamise koht, me kuidagi natuke ootamatult kiiresti aga jõuame selle 1-3-ni on ju. Et 1-3 avastaja Märter. Mul on vaata siis see kolmekas on isiksuslik ja kuidas sul nagu sellega
et see avastaja, et see esimene alajoon on ju, et see selline ebakindlus, samas jällegi 1/3. Tegelikult sinu puhul minu meelest on nagu väga hästi seda näha, et sa oled nagu päriselt võtnud mingisuguse teema ja sa oled tegelikult ennast selles justkui spetsialistiks ju kasvatanud ja harinud. Et see on nagu see 1/3 selline parim väljendus, et ma tunnen ennast ebakindlalt mingisuguses valdkonnas ja siis ma hakkan avastama ja katsetama ja siis mingil hetkel ma jõuan kohta, kus ma tean selle kohta juba väga palju ja mul on tegelikult väga palju tarkust jagada ka teistega. Et kas sa täna oled nagu enda puhul ka, et kui suurt osa tegelikult kõigest selles, mida sa täna tead ja teed ja jagad, on kunagi ikkagi mänginud isiklik vajadus? Ja absoluutselt ju kõigest tegelikult, et mida ma ka enne veidike tegin siin, juhendasin ju kehameeletrenne, mis on väga tugevalt seotud sellega, mida ma praegu teen. Ja ma arvan, et see ebakindlus, ma ei saakski öelda, et ma nagu ebakindlust mingi uue asja osas olen tundnud, aga pigem see nagu ise enda suhtes, et kes ma siis olen ja mis ma siis teen. Ja ma mäletan, kui ma selle body balance'i maailma avastasin mingid aastad tagasi, et siis et nüüd ma lõpuks olen paigas ja ma olen nagu leidnud selle asja ja see on nüüd see minu asi ja mina teen seda asja ja siis kui hakkas see nagu ära lagunema minu enda jaoks, nagu, et kes ma siis nüüd jälle olen ja kus see minu asi on ja nagu millega ma nüüd siis tegelen ja kust ma otsast pihta hakkan, et kõik on loomulikult see enda vajadus, mu enda nii-öelda eneseväljendus siis minu jaoks võib-olla, ma arvan, paljude inimeste jaoks on just see mingi suhtlussituatsioonid võib-olla ja lähedased inimesed, see võib-olla kõige keerulisem eneseväljenduse osa, see lavale mineku osa tundub nagu juba ülilihtne. Ma ei kartnud lava ega midagi sellist, aga lihtsalt, et millest ma siis räägin, on ju. Et ma olin laulnud ja tantsinud väiksest peale laval, aga et kui ma nüüd peaksin rääkima, et mis see minu tarkus siis on, et ma nüüd lähen siia millestki rääkima, ma arvan, et seda ei ole räägitud veel või miks ma arvan, et mina peaksin seal laval olema, on ju. Et kui ma sellest nagu kuidagi üle astusin, siis see on hea koht, kus olla praegu, jah. Et see enda tarkus ja kogemus ja see ongi, millest tuleb rääkida ja see on kõige paeluvam üldse ja see on ka see, mida ma edasi annan tegelikult. Et tulles tagasi selle juurde, et ma olen üks osa massist, siis tegelikult seda on ülikeeruline olla neelata sellepärast, et ma olen nagu, mitte et ma olen mingi rebel olnud ja hullult nagu silma tahtnud paista, aga ma olen kogu aeg tahtnud eristuda massist ja tegelikult väiksest peale, eks nagu proovinud teha omamoodi asju ja nii palju, kui ma olen siis julgenud või saanud või osanud. Ja ka siis, kui kõik ostavad ühesuguseid kõrvarõngaid, mis on väga moes, siis mina ei osta neid, et kuigi võib-olla hiljem nad hakkavad mulle ka meeldima, et siis see aktsepteerimine, et meid on palju, okei, siis mõnes mõttes, kui sa nimetad neid ka sellisteks energia nagu allikateks või päikesteks või kelleks iganes, siis peabki olema palju, on ju, et hea meelega kütan seda ilma ja seda säravat silma, et. Võtta sellega ongi selline naljakas lugu, et ühest küljest on palju, on ju. Ja tegelikult see energiatüübi pool ongi selline, ühest küljest fundament, teisest küljest kõige pinnapealsem osa. Et tegelikult, kui me selle kaardi nagu hästi juppideks lahti võtame, siis tegelikult teist sind ei ole olemas. Ei ole, selles mõeldes. Et ühest küljest täpselt nagu geneetiliselt teist sind ei ole olemas, siis tegelikult ka see, kui nüüd HD-kaart veel sügavamaks alajoonte veel alajooned ka lahti võtta, siis välja arvatud, kui nüüd 2 inimest tõesti sekundi täpsusega ei sündinud, on ju, siis tegelikult ei ole olemas ka 2 täpselt samasugust HD-kaarti. Teine asi on see, et kaart kaardiks, aga see, kuidas see kaart räägib, on ju, ja sinu lugu ja sinu taust ja kogu see tervik. Et me tegelikult kõik olemegi unikaalsed ja HD-ga, miks on hea seda osa sisse tuua, sellepärast, et väga paljud, kes sellega täna kokku puutuvad, vaata nagu kõik need mingisugused süsteemid ja mudelid, et hästi lihtne on kuidagi ennast ära kastitada, et ma nüüd olengi generaator üks paljudest ja ma ju alustasin ka sellest. Ja siis otse loomulikult see 3-5 Märter Ketser nagu come on. Avastaja Märter kõlab ka paremini kui Märter Ketser. Kuule, selle avastaja Märteriga vastuvõtmine, mis mõttes Märter, nagu mis meil on mingi ohver või mis asi see on, ohverdan siin ennast nagu teiste eest või mis asi see on? Aga tegelikult. Avastaja kõlas nagu päris ägedalt ja ma olen hästi uudishimulik, hästi avatud. Ja. Ütleme, et nii, et ei ole ainult selle generaatori teemaga olnud vastuvõtmist, aga selle. Mul võib-olla selle 3-5-ga oli endal kõige keerulisem. Ja eriti siis, kui ma sain aru, et kui oluline tegelikult on nagu teha rahu sellega, või ma ju tundsin ära ennast selles 3-5-s, selles mõttes, et ma ju tegelikult tean, et kõik, mida ma ka jagan või mida ma teen, kõik on katse-eksitusmeetodil.
ja selles mõttes, et minu enda isiklik vajadus on pannud ikka mingeid asju uurima, selleks ma saaksin ise edasi liikuda. Et ei ole kunagi olnud niimoodi, et ma lähen mingile koolitusele või midagi tegema, et tahaks kellelegi teisele või tööalaselt. Et kõike on mul endal oma teekonnal vaja olnud. Ja mina olin küll nagu väga hädas sellega, et mind siis kasvatati ikkagi et ole rohkem nagu 2-4 näiteks, et õpi teoreetiliselt. Ole lihtsalt vaata tark ja vaata, kuidas teised katsetavad. Täpselt, just. Ja sa ei pea tegema midagi. Jah, on ju. Parem, kui sa midagi. Eks ju, ja siis oleme meie. Ja mul juba väikesest peale, mina ei oska teiste vigadest õppida. Mina ka ei oska. No, ja täpselt see, et kunagi hiljem teed, siis mul oli nimelt mingi ma tahan nagu praegu seda asja teha. Ma praegu saan aru sellest, et kus see oli. Aga see siuke katse-eksitusmeetodil edenemine, kuidas sul täna sellega on? No just nimelt see siuke nagu julgus, et ma lähen lihtsalt, proovin selle õige tunde pealt. Et vaata, see ongi siuke nagu naljakas paradoks, et ühest küljest meile öeldakse, et ära mine proovima, on ju. Noh, et kui sa lähed proovima, siis sa justkui nagu eos juba lubad endal kuidagi nagu ebaõnnestuda või. Aga et kui palju sina lubad endal nagu proovida, et mul on see õige tunne. Ma ütlen jah kogemuse pärast ja lihtsalt vaatame, mis saab. Ma arvan, et ma proovin päris palju, et mida see human design on tegelikult andnud või see kõik, mida ka sina edasi annad, et ma nagu julgen või aktsepteerin seda, et ongi see ebakindlus või ongi vaja proovida või ongi vaja ise kuidagi läbi teha see teekond ja siis jagada seda ja ühesõnaga see nagu makes nii sense, on ju. Et muidu kogu aeg oli selline nagu et millal ma siis nii-öelda nagu paika saan, on ju. Ja miks ma siis nagu nii kuidas ma see enesekindlust siis endas kasvatan ja mingites kohtades ma ei tunne ennast ära nagu siin stuudios, selles mõttes, mitte, et ei tunne ära, aga lihtsalt, et see kõik on nagu nii õige ja nii paigas ja nii voolab versus see, et mõni teine koht või teine inimene ja ma olen nagu mingi väike tüdruk seal kõrval ja mul ei tule nagu ei tule nagu midagi sellist, mis siis mujal hetkel nagu välja purskab, on ju. Et see katsetamine on kindlasti olnud üks osa, kas või see sama, et ühte äri katsetada või teist mõtet katsetada ja kui alguses see tundus, et ma failin siis või võib-olla ma ei panusta piisavalt või võib-olla nagu ei oska ka ja äkki ma ei olegi mõeldud siis, et mul läheb hästi või jõuan kuhugi või mis iganes miljonid või mida inimesed taga ajavad. Selles mõttes ausalt öeldes, eks me kõik tahame hästi elada, on ju. Siis nüüd on järjest rohkem seda, et aga ei toiminud, vahet pole, mind tõmbab nüüd see, ma teen nüüd seda, on ju. See ei läinud läbi, et ma tegelikult on see ju ka osa nagu ettevõtja mentaliteedist, mis nagu ülimalt toetab seda. Et küsimus on lihtsalt, kui palju ma siis pühendun ikkagi sellele tunde järgi minemisele, mis parasjagu tuli ja kas ma siis lähen ja olen seal sees. Kas või praegu, eks üliõpilane, vahepeal on selline peavalu, on ju, aga lihtsalt tunde pealt läksin ja tundsin, et see on õige koht ja asjad, mis mind huvitavad ja pühendumine. Mulle väga meeldis üks naine jagas selles hiljuti ühte mõtet, et naised ei lähe mitte distsipliini pealt, vaid see pühendumine on see ilus koht, et see ei ole see lõhkumine, vaid see on see kehaga kaasas ja kehaga tegemine. Ma olen ise kusjuures pühendumise peale hästi palju mõelnud või kuidagi nagu hästi tunnetanud seda väga, väga palju aastaid. Ja siis ma olen nagu päriselt aru saanud kogemuslikult, et pühendumine ongi kas nagu kõige suurem kingitus või suurim needus üldse, mis olla saab. Ja nüüd kõik sõltub sellest, et millele sa pühendud. Ja ma olen palju mõelnud nagu tagantjärgi ka, et kui ma olen ikkagi päriselt all in pühendunud ja see on nagu ainus asi, ainult mina saan aru sellest, kui ma olen päriselt pühendunud. Et kui ma olen täiesti totaalselt all in ja see ei ole see, et ma pean nüüd saavutama või ära tegema, vaid ma olen nagu päriselt kogemuses kohal. Et ma olen nüüd selle valinud ja saagu, mis saab, kuni see kogemus või see sõit saab sõidetud, ma olen nüüd siin selles paadis ja ma ei otsi välja pääsu, ma olen täiesti siin kohal. Mingi asi vahele ei tule või? Võib tulla küll, aga tegelikult, kui ma olen päriselt pühendunud, ma olen kõik need asjad ikkagi... See sõltub asjadest. Ma teen ära, ma leian viisi, et ma mingi hetk käin nagu mõtlema selle koha pealt ka, et suhetes, et ma väga selgelt ikkagi eristan mingisuguseid suhteid, kus ma olen päriselt pühendunud olnud. Ja need on need suhted, kus nagu vahet ei ole, mis juhtub, kui keeruline ka poleks. Sa leiad lahenduse, sa nagu jääd kohale ka väga ebamugavates kohtades ja siis on olnud need ikkagi need teised siuksed nagu half-hearted, eesti keeles ei ole väga head vastet, aga siuke nagu, on ju.
no natuke nagu sihuke poole persega tehtud asjad, on ju. Pool südant kõlas nagu paremini. Jah, noh, meil eesti keeles poole südamega kõlab naljakalt, on ju. Aga et natuke nagu üks jalg on kuidagi ukse vahel. Ja nendest kohtadest ma lähen väga kiiresti ja kergesti ära. See on see kolmekas ka ja Bonds, Made and Broken. Et noh, kui läheb keeruliseks, ma võtan selle jala sealt ukse vahelt ära ja noh, head aega, on ju. Et tegelikult kõik asjad, mis ma elus olen kuidagi, või noh, mis on õide puhkenud või millest on midagi kasvanud. Ja ma täna ei ütle ka, et see, mis on kasvanud, ei tähenda seda, et see peab olema tänaseni alles, vaid see on viinud jällegi järgmisesse etappi ja sealt edasi. Aga seal on pühendumine mänginud metsikult suurt rolli. Ma olen sellega hästi nõus, et ega ma olen ka ju pühendunud ja kas või lihtsalt üks näide meenub, kui ma väikelaeva juhiload endale tegin, et ma võisingi päevad läbi lihtsalt seda õppida ja teha ja täiesti pühendunud, et ma teen selle 2 nädalaga ära ja mul saab tehtud ja nii ongi. Ja või mingi projekt, midagi huvitavat, ja samal ajal on need mingid teemad, mis nagu tulevad ja lähevad, aga nad tulevad nagu uuesti tagasi. Kas või kasi selles mõttes ikkagi ka mingid inimesed, eks, et või nad ongi, eks see Bonds on broken and maken, mis et see toimib nagu suhtes täpselt samamoodi, et mingil hetkel ma ütlengi, et nagu enda jaoks ka või ka nagu teisele, et kule nagu noh, nagu ei, aga samal ajal et see side nagu ei kao ära ja järgmisel hetkel on nagu eks, et sest noh, midagi on täielikult muutunud. Aga mis ma selle pühendamise koha pealt veel tahtsin öelda, et aga vahel on mingid asjad, mis on nagu ära tehtud, kas või üks seesama ettevõte, millega ma siis siin mingid aastad tagasi tegelesin ja tänu siis sinule ja Human Designile sai nagu, et noh, stopp siis on ju, et astu siis välja sealt praegu, kui tunne on selline. Et muidu oleks olnud see, et aga nagu ma pean selle ju ikkagi nagu kuidagi nagu üles ehitama või siiamaani vahel mõtlen seda, et mis ma siis nagu harjutasin lihtsalt või kütsin ka sinna lihtsalt raha sisse ja see nüüd seisab ja tegelikult võiks see asi toimida, et kas see tuleb siis tagasi mingi lainena. Kusjuures võib. Või siis noh, ongi lihtsalt nii on ju, et ja küsimus jälle pühendamises, kui palju ma siis pühendun ja ei pühendu, on ju. Kusjuures see on see trikikas märterina elamises. Et mina märkasin juba enne HD-d, noh tegelikult HD lihtsalt kuidagi nagu hästi selgitas mulle ära väga paljud asjad, mida ma enne juba tajusin, aga mis läksid nagu hästi vastuollu kõigi muude mingite traditsionaalsete psühholoogiliste lähenemiste või siis noh, tead need igasugused muud mudelid, mida meile pakutakse. Aga mina märkasin küll seda, et mingid asjad nagu lähevad ja tulevad tagasi. Et noh, sama lugu suhted ja ka mingisugused sellised tööalased projektid, ideed, et see on nagu natuke nagu sushi-lint. Ja, et sa ei olegi valmis sellel hetkel ka tegelikult. Et ta nagu tuleb ja läheb ja siis on nagu siuke, et kas sa nüüd tahad võtta, ei taha, okei, aga siis läheb jälle, vaatame, kas nüüd tuleb ringiga tagasi või tuleb tühi lint või mis nüüd on. Et mina märkasin küll ja nüüd ma olen hästi teadlikult hakanud seda juba kuidagi. Et ühest küljest ma tunnen ära, kui kogemus on lõppenud. No, et kui siit enam praegu edasi ei saa minna, et hetkes on kogemus lõppenud. Suhete mõttes ma olen seda samuti kindlasti tundnud. On ju? Ja tegelikult me tunneme sellega. Kõik lihtsalt tänast päevast sellest. No kõik. Ja see tuleb nagu lihtsalt niimoodi ja just. Ja see on siuke nagu hästi sügav, vähemalt minu puhul on see siuke hästi sügav äratundmine, et I'm done. Ja sealt edasi on võimalik seda surnud hobust küll lohistada, aga jällegi milleks. Ja tööalaselt on samamoodi nagu mingid asjad, mingisugused ideed või projektid, et ma pusin ja siis ma jõuan kohta, kus on siuke, et ma ei tea, või noh, teate, ma nagu annan alla. Aga on sul nagu lihtne lahti lasta, sest mul ei ole ei inimestest, ega ettevõtmistest. Ei ole ja varasemalt see põhjustas mulle kuidagi rohkem kannatusi. Ja mina olen oma ikkagi ripakil 42 väravaga väga palju teinud seda surnud hobuste lohistamist, et kust kohast need värvilised näited tulevad. Tead päriselt ka, ma olen need värvikaid näiteid leiutanud endale, et siis mul endal oleks nagu siuke väga värviliselt silme ees, et mida sa teed. Ma olen palju lohistanud surnud hobuseid. Ehk siis ma tegelikult tean, et see on läbi ja ma olen kartnud seda tühjust. Et ma lasen lahti enne, kui elu mulle midagi uut annab. Just. Ja kui ma sain aru kogemuslikult, et oota,
aga ma ei saagi uut, kui mu elus ei ole ruumi. Et elu ei toogi mulle neid uusi võimalusi, et elu saab näidata mulle, mul on väga palju olnud seda, et kuidagi ma nagu enne elu kuidagi näitab mulle vilksamisi seda, mida ma tahan. Ja siis on selline, et okei, et aga millest oled sa valmis loobuma selleks, et seda saada. Et ma täna olen väga seda meelt ja jällegi räägin enda isiklikust kogemusest lähtuvalt, et me võime kõik saada, aga mitte korraga. Et sa ei saa korraga saada kõike. Aga ja paratamatult nii, kui sa tahad midagi uut, sa pead millestki loobuma. Ja see on nii naljakas, et monkey mind'i tasandil tekib alati selline tunne, et ma pean nüüd loobuma, ma ei tea, mingi perest ja kodust ja on ju. Väga tihti tuleb tegelikult loobuda nagu mingitest sisemistest seostest, klammerdumistest, ohvrirollidest, kurbadest, lugudest. Ma selle sama pühendamise juurde tahtsingi enne ka öelda, et me pühendame hästi teadlikult ennast siis millelegi või kellelegi, aga samal ajal nagu natuke nagu alateadlikult või kuskil taustana siis mingitele lugudele, seesama ohvrimeelsusele, ma ei tea, vanale teemale, inimesele, kellele ei peaks ühesõnaga tegelikult kuidagi, et need kuskil, need pühendumised on kuskil taga kaasas, on, et see ei ole see teadlik pühendumine, et kui nendest tuleks siis nagu teadlikuks saada, on. Ja see on see, kus Bonds Made and Broken on tegelikult äge. Sellepärast, et mida enam ma olen hakanud teadlikult märkama seda, et kuidas nagu ka mingid inimesed, eeskätt just inimeste puhul, et kui tee viib kuidagi loomulikult lahku ja siis see inimene tuleb näiteks ringiga, ütleme mingi 3 või 4 aastat hiljem tagasi, siis need on need kohad, kus mina nagu väga tihti näen seda, kui palju mina olen muutunud ja kasvanud. Ja mingid kohad on olnud ka need kohad, kus ma olen selline, et ma näen, kuidas elu pakub võimalust, et tule kordame seda mustrit uuesti. Mäletad toda korda, kui sa kõik need ämbrid läbi kolistasid? Kas sa tahaksid seda nüüd uuesti teha? Ja samas on mingid kohad, kus see ühendus katkeb ja saab taas loodud palju sügavama kvaliteediga ja täiesti uue tasandi pealt. Aga ja, mis kolmekate puhul ma usun, et sa oled ka nagu oma lähedastes suhetes märganud, et kui kogu aeg olla ninapidi koos, siis kaob ära see areng ja uudsus. Keeruline. On, ju. Et mina, kusjuures mina ka ja ma olen täna nagu mõelnud selle peale, et võimalik, et kui ma oleksin minevikus, jällegi midagi ei muudaks, on ju, aga võimalik, et nii mõnegi suhte oleks võinud siis päästa, kui ma oleksin teadnud, et ära ela koos, ära tööta koos, ära ole 24/7 koos kellegiga, sa hakkad kas või konfliktiga seda distantsi otsima, on ju. Et see Bonds Made and Broken on hästi oluline, et nii kui ikkagi võtta endalt see hingamise ruum ära, nii tööalaselt kui ka suhetes, siis kas või konfliktiga või kas või ma olen enda puhul ka märganud, ma ei tea, kas sa ise oled ka näinud enda puhul seda sükest sabotööri, et kui sa ka ennast näiteks väga ära seod millegiga, mingite väga süke nagu tead aheldavad lepingud või mingid süksed väga pikaajalised kokkulepped ja siis sa võtad endalt kogu sellise mängu ja arenguruumi ära, sa hakkad kas või alateadlikult saboteerima, et saada kuidagi. Või kehva tööd tegema või? Ja see, kui ma sain aru, et kui palju ma olen seda teinud, et ma ise justkui ahistan ennast, sean endale jumala jäiga mingi kasti ja siis ma hakkan kas või seda, mida ma ise olen üles ehitanud, maha põletama, et saada vabaks. Ja kõigepealt sa rapsid seal kastis hästi kõvasti ja teed haiget endale. Hakkad seinad puruks. Aga jah, see nii-öelda eemal oled kindlasti, et nagu sa ütledki, et mõned suhted võib-olla oleks saanud päästa või hakkad mõtlema, et on vale projekt või vale inimene või mis iganes, aga tegelikult on asi selles, et ta võiks nädal aega lihtsalt ära olla. Ja siis on, oi, nii tore on sind jälle näha ja sa teed see tore inimene. Just, nii et kolmekad, on ju. Aga see, mis mulle veel hästi jäi kõlama, see sama, et kuidagi ei suuda tegeleda sama asjaga. Kuidas sul on, kas sa suudad teha repiidi peal asju ühte moodi? Isegi vahel on see, et oi, see läks väga hästi, mingi väljakutse või kursus või midagi, et teeme uuesti või see on mingi... Ma ei tea, äkki kasutaks seda salvestust või midagi, ühesõnaga, et nagu isegi kui ma tean, see teema on paelus, ma ei saa teha seda täpselt samamoodi uuesti, sest seal peab olema mingi muu faktor. Mis küll, mida ma saan teha uuesti, on see, et kui ma
käin erinevates seltskondades, näiteks kas või noorte juures koolides, siis lihtsalt see keskkond muutub, inimesed muutuvad, jah, need ülesanded või see ülesehitus sellele, mida ma siis seal läbi viin, võib olla sarnane, aga ma ei suudaks seda teha, et nüüd teeme 10 Zoomi järjest ühte sama ja keskkond ka ei muutu, on ju. Et ei suuda. Vot see on see kolmekate teema. Et see on ju, ja võtta see üks asi ja sellele kindlaks, ei saa. Või et jah, kui selline välja, et võib-olla valdkond on mõne aasta pärast midagi muud jälle. Jah, ja see on see elu kolmekana. See, et vahet ei ole, kuhu sa jõuad. Tee läheb ainult edasi. Nüüd on nagu ägedamaks muutunud see mõte isegi. Kunagi oli see, et mingid et vaadati ju viltu sellistele inimestele või vähemalt ma ei tea, kas siis minu tutvusringkonnas või kuskil, et teeb mingi 6 asja korraga, et otsustagu siis ära, mis alaekspert siis on. Et nüüd on pigem see, et ma olen ise ka tegelikult hästi universaalne, hästi erinevatel aladel ja see on põnev, kui elu pakub võimalust sul tegeleda väga erinevate asjadega erinevates eluetappides. Tegelikult mulle tundub, et täna ka veel vähemalt mingi hulk inimesi on nagu seda meelt, et kui sa nagu leiab midagi toimivat, siis sa võiksidki nagu jäädagi seda niimoodi nagu masinlikult kogu aeg tegema. Ja ma väga imetlen inimesi, kes on oma ala täielikud nagu ainult selles süvitsi välja, eks, et mitte midagi muud. Mina olen kusjuures ka imetlenud selliseid inimesi ja mind on kasvatanud vanaema, kes minu andmetel on 2-4 projektor, mentaalne projektor. Ja it all made so much sense, et kelleks mind kasvatati ja kuidas mind kasvatati. Ja minul on olnud ikka korralik väljakutse sellega, et ma olengi saanud aru, et ma teen hullult ägeda energiaga asju esimest korda. Ja kui ma tahan seda korrata, siis ma pean ikkagi midagi tõsiselt muutma, sest et mul kukub nagu igasugune see passion ja see päikeseaku tagant ära. Kui ma peaksin tegema nagu samu asju täpselt samamoodi ja ma human designiga tundsin ka seda mingi hetk väga tugevalt, et kui nagu väga suur hulk koolitusi oli juba tehtud ja ma nagu iga kord panin midagi juurde ja kuidagi nagu lisad ja täiendad. Mingi hetk oli ikkagi täpselt siuke tunne, et oota, aga ma kuidagi nagu korrutan kogu aeg just kui sama asja, et nagu ma saan aru, ma lähen täpsemaks, ma lähen sügavamaks, aga minu areng. Ja see on nagu hästi huvitav koht olnud, sest et ma lõpetasin vaata sellisel moel asjade tegemise eelmine aasta ära ja selle kohta on nagu nii palju tulnud küsimusi, sellepärast, et väliselt vaadates, et kuule, nagu täitsa loll oled või? Et come on, et ise tekitad huvi on ju, siis on nii palju kliente, nüüd sa siis nagu kuidagi lihtsalt ei tee või? Ja see on olnud nagu hästi huvitav siuke iseenda kaus olemise koht, aga kui mul ei ole seda tunnet, siis ma ei saagi seda enam nii teha. Ja täna ma tunnengi, et kõik, mida ma tulevikus teha tahan, ma tahan seda teha teistmoodi. Ja just see sama lugu, et tõenäoliselt tuleb need asjad nagu kohe salvestada selleks, et nendest oleks väärtust ka teistele. Sellepärast, et teist korda ma tõenäoliselt jällegi elu on õpetanud mulle seda, et ega ma seda enda kohta enne ka ju. Mina samamoodi, ma tegin 2 aastat tagasi, kirjutamise teemalise väljakutse, kirjalik enese väljendus siis. Ja hullult hästi, esimene väljakutse üldse nagu, esimene online asi üldse nagu nii tõstetud, nii äge. Tavai, teeme uuesti selle vastu, oli nii suur huvi, teeme uuesti. Sama materjal kõik, mul lihtne ka on ja mul on tehtud ja uuesti. Ja siis on nagu mingi rahvast vähe, energiat tegelikult pole, sära pole ja ma saan aru, et on 3. päev, 5 päeva kestis. 2 päeva veel või? Täpselt. Et pole ja ka nagu lavale esinema minnes ma võingi seda teemat tegelikult ju käsitleda uuesti. Mul peab olema seal mingi asi, kas ma alustan teistmoodi, ma kasutan mingit teist lugu, ehitan seda asja hoopis teistmoodi üles, et siis on ta nii teistmoodi. Et ma ei kujuta ette, kuidas saab teha ühte sama asja nagu kogu aeg uuesti ja särada selle juures täiega. Vähemalt mitte siis see, kus juures võiks täiega kõigile 3, ma arvan, kõlama jääda. Sest et ma usun, et see on päris paljude jaoks selline korralik väljakutse, et tegelikult on nagu okei maailmas, kus väga paljud ütlevadki, et leia midagi lihtsalt nagu korda seda sama asja. Et sellel on minu enda isikliku arengu seisukohast oluline koht, et ma teen asju kogu aeg kuidagi ümber või leiutan midagi või kuidagi lisan midagi, sest et muidu ma tunnen, et ma ei arene. Ja kui mina enam ei arene, siis nagu kõik on
kui mina tunnen, et ma ei liigu edasi. Absoluutselt, et see ei ole ju ainult andmine, on ju, et mõnes mõttes see on ka mitte nii-öelda nagu teistele andmine, vaid ka endale andmine, et iga kord, kui midagi teha või midagi leiutada või luua, et siis on see sama küsimus, et aga nagu mida mina sellest praegu saan või juurde õpin või teen, on ju, et jah, et see kuidagi see endast lähtumine natuke rohkem. No tegelikult sina peaksid olema veel eriti endast lähtuv. Jah, isekas on ju. No isekus on jälle selline sõna, millel on nagu kuidagi kehva maik juures. Aga hea maiguga isekas. Aga tegelikult, come on, me oleme kõik oma elu peategelased. Või noh, vähemalt me oleme loodud olema oma elu peategelased. Ja see on miski, mis mind on nagu väga pikalt saatnud. Ja noh, otse loomulikult see välise validatsiooni vangla on ju. Et keegi peab lubama mul, on ju, või et mida teised arvavad või kas üldse publikule meeldib, kuidas mina elan. Et kas need nagu suvalised inimesed, kellega ma kokku puutun, kas neile ikkagi sobib ja meeldib, et mida ma teen ja kuidas ma riietun, kuidas ma räägin. Et tegelikult 1/3 sa oled, mõlemad alajooned, alumine triagramm, on ju, mis tähendab seda, et sa tegelikult oled enne kõike ju orienteeritud, sinu elu on sinu seiklus, sinu avastus, sinu kogemus. Ehk siis tegelikult it's all about you. Yes. Ma olen nõus. Ma olen selles mõttes sellele ka järjest rohkem pihta saanud ja aktsepteerinud ja naudin seda tegelikult väga. Et ka neid kohti siis, kus ma võib-olla olengi ka mitte nagu rõõmsalt isekas, vaid nagu pahuralt isekas, sellepärast, et praegu on see minu asi siin ja minu ruum ja mul on vaja lihtsalt ja nii on. Et no ulme tegelikult, mis loa, mõnes mõttes sa rääkisid just loast, et meil on vaja mingit luba mujalt, siis ma arvan, et minu jaoks seda luba on väga palju tulnudki Human Designist. See ongi see luba. Kusjuures mul endale ka. Ja see on tegelikult see, miks ma seda jagama hakkasin. Mul on vaata see 3-5 on ju. Ehk siis mul on see ketser. Ma olen nagu nii palju mõelnud, või ma olen nii pahuksis olnud sellega, et osa minust, kolmekas, eks ju, see isiksuslik osa minust, et minu elu, minu areng, minu edenemine, ja kui vaadata minu sellist kaarti ka lähemalt, siis seal ongi kollektiivne ja individualistlik energia, mis tähendabki seda, et minu elu, minu looming ja päriselt ka kõik, mida ma olen õppinud ja süvitsi selgeks teinud, on nagu sellepärast, et mul on endal seda vaja olnud, et edasi liikuda ja areneda ühel või teisel moel. Ja otse loomulikult katse-eksitusmeetod, näed, see ei toimi, okei, davai, mis, kust, kuidas veel. Aga see alateadlik ketser ja see, et see sisemine mingisugune surve, et kuule, teistel on ka seda vaja ja sa pead seda jagama. Et ma olen nii palju istunud sellega kuidagi nagu pahuksis olnud kunagi minevikus, et nagu on nagu üks on süke justkui sisemine mingisugune tark tüüp, kes nagu näeb maailma hoopis teistmoodi. Ja siis on see isiksuslik tüüp, praegu ma räägin lõhestunud isiksusest, muus on kõik 3-5 tunnevad ära, et on nagu see süke sisemine teisiti mõtleja, see süke nagu näen kõike, tean täpselt, kuidas maailm toimib, on ju, näen nagu tean lahendused kõigile probleemidele. Ja siis on nagu see isiksuslik tüüp, kes on lihtsalt katse-eksitusmeetodil ehitab redelit ja nagu kohati on nagu lihtsalt nii kohmakas ja paneb täiega pange. Jällegi ajas on läinud väga palju paremaks. Et ma olen hakanud üha rohkem aru saama, et jumal tänatud, et ma olen failinud kõigis nendes asjades, milles ma olen failinud. Ja jumal tänatud, et ma olen nagu nii palju proovinud. Ja vahepeal mulle endale tundubki, et üldse nagu ei proovi, sest et see tundub lihtsalt nii loomulik juba, on ju. Et ma arvan, et ka kui ma räägin tööalaselt näiteks, et võib-olla mingi 30 asjast, mis ma olen teinud, võib-olla üks on olnud nagu mingi, aga need 29 on nagu eriti palju õpetanud. Kas ei tundu vahel see nagu sellise nagu raiskasid aega või tahaks kohe nagu sihtida sinna 10-sse või ehitada kohe lossi, mitte neid onne. Kuidagi minul on küll see tunne või nagu see kärsitus natukene sees või tahan kohe nagu 5, mitte 3. Sul on seda kärsitust jah rohkem see 34, 57 on ju. Okay. Minul on pigem see, et mul on päris palju taustal ikkagi seda detailset energiat. Ehk siis mul on pigem tehtud palju vaata etteheited, et mingid asjad võtavad kaua, on ju. Et mul tegelikult asjad võtavadki kaua aega, sellepärast, et
mulle meeldib asjad detailselt selgeks teha, see on jälle siuke sügavam eripära, on ju. Ja siis ma teen selle nagu, ehitan pikka aega seda vundamenti. Ja kuidagimoodi, kui see vundament on ehitatud ja see ongi nagu katse-eksitusmeetod, ehk siis siuke hull teadlane. Ja seda hullu teadlase osa minu puhul näevad vähesed. Et see, kui palju ma tegelikult testin ja katsetan, et tegelikult human designi ma hakkasin jagama ka alles aastaid peale seda, kui ma olin sellega katsetanud. Noh, kõigepealt mina ise lähedased nii edasi. Ja sama lugu on see, et tegelikult väga palju arvatakse, et ka kõik, mida ma olen human designiga Eestis teinud, et Helena võttis copy-paste kuskilt. Aga tegelikult kõik need mingid töötoad, koolitused, see, kuidas ma olen kõik asjad üles ehitanud, kui palju ma olen seda eestindanud, kui palju ma olen sinna sisse toonud meie mingid alateadlikke uskumusi, mustreid, praktilisi näiteid, mis meil siin toimivad, et tegelikult need asjad ei ole mitte kuskilt copy-paste itud ja sellepärast ongi olnud kuidagi nagu nii naljakas, et kui inimesed teevad täpselt samu asju, kasutades minu materjale, viidates sellele, et kuule, et umbes nagu common knowledge. Et just ongi, on ju? No tegelikult justkui nagu ongi, aga samas tegelikult jällegi, et aga tegelikult see oligi ju mõeldud jagamiseks. Just. Lihtsalt tegelevad nagu sinu eest, nagu et see jõuaks võimalikult paljudesse kohtadesse. Ja päeva lõpuks arvestades seda, et ma tegelikult tahaksingi elada sellises maailmas, kus ma olen ümbritsetud inimestest, kes on nemad ise, selleks, et siis me saaksime kõik rohkem luua seda muutust, mida oleks aeg luua, on ju. Siis jaa, et sellepärast ongi nagu hästi naljakas olnud, et kui ma tegin ka minu human designi lehe, on ju, ja blogi ja värgid, seal on mitte mingit kavatsust, et tead ühel päeval nagu ma ei tea, kuidagi tahaks sellest mingi äri üles ehitada või midagi. Et jaa. Ma tuli täiega, sorry, aga tuli see päkapikkude, et sul on lihtsalt hästi palju päkapikke ja sina oled see jõuluvana, vaata, et selles mõttes nagu, kes teevad tööd ja viivad laiali seda. See on mingi huvitav kulutuspilt. Ma pean sellega võib-olla natuke harjuma, aga see Ketseri osa, see siuke, et ma nagu näen probleemi, ma näen lahendust ja siis nagu mingi kummaline südametunnistus ei luba nagu vait olla. Ja teine pool on hästi naljakas olnud see, et kuidagi ma olen tegelikult ise nii palju nagu mingi kannatanud ja haiget saanud ja mingi käpuli käinud ja kuidagimoodi on nagu olnud hästi tihti see tunne, et aga kui mul täna on nagu midagi, mis võiks aidata kellelgi teisel võib-olla paremini edeneda ja noored on mulle ka hästi siuke südamelähedane teema olnud, et see on kuidagi nagu, kuidas ma siis saan seda mitte jagada, kui mul on? Kas see on see sama asi või mis koht siis mul see on, et mul on see, need parandusettepanekud tulevad väga palju ja eriti lähedaste suhtes ja kõikide teiste suhtes ja kuidas tegelikult võiks mingis toidukohas võiks olla, kaubanduskeskuses võiks olla märgistatud ikkagi, et kui kingasektsioon jääb sinnapoole, siis võiks see silt olla ja juhatada ikkagi kliendi ilusti läbi nendest etappidest. Jah, sul on see natuke teistmoodi kui minul, aga need on need põrna kvaliteedid. Lihtsalt, kuna sul on seda avatust väga palju, mul on see kõige kriitilisem energia human designis on pool minu sünniristi. Mis tähendab seda, et minu päike ongi nagu see kõige kriitilisem energia üldse, mis olla saab. Ehk siis Preili parandusettepanek, et mind on elu väga hästi õpetanud. Et mis saab siis, kui ma lähen targutama ja kritiseerima kohas, kus seda pole küsitud. Ja ma olen ise õppinud olema vait, et kui ei küsita, ei lähe ütlema. Küll aga ma ei saa vaata ka jagamata jätta ja sellepärast mulle on meeldinudki, et kuidagi ma jätan need killukesed nagu välja, on ju. Ja kui kõnetab, siis võta, kui ei kõneta, ära võta. Ja human design on minu jaoks olnud nagu suurepärane tööriist, sellepärast, et mul on võimalik sinu jaoks mingid asjad nähtavale tuua, teine on konstellatsioonid, on ju, ja me saame midagi nähtavale tuua, aga hästi objektiivselt. Ehk siis, et me räägime ka, et profiil on ju või mingi aktivatsioon, ma ei tule ja ütle sulle sirgelt, et kuule, ma ei tea, võta vastutus, sa oled ohvri rollis, ära hädalda, ära vingu, mine muuda midagi. Sest et nii kui ma seda teeksin, siis oleks kohe nagu uks kinni ja head aega, on ju. Ja teine asi on... Praegu see sobib mulle. Olgu, võta heaks. Aga jaa, et mina olen sellega hästi õppinud. Ma arvan, et vähesed teavad, kuidas ma tegelikult näen maailma ja kuidas ma nagu lihtsalt käingi nagu kõike võiks parandada. Ja kui mul ei ole konstruktiivset väljundit, ka jällegi, et kui ma nagu kuidagi ei pane seda energiat kasulikult tööle, siis ma võin lihtsalt nagu päevad läbi istuda kodus ise enda kallal nokkida. Kas või stiilis, ma ei tea, mingi vaadata peeglisse, et näe, siin mingi korts on sul tekkinud, jah? Mis sellega nüüd ette võtad? Aga ma kogen seda sarnaselt tegelikult. Jah,
mingi teise koha pealt siis ma saan aru. no põrn ja sakraal, et sul on natuke teistmoodi ja teine sinu puhul jumal äge asi on tegelikult ongi see, et vaata sa enne mainisid ka keskkonda või noh, nii-öelda selle keskkonna olulisust, et aga tegelikult ongi, sellepärast, et sul on ju noh, sisuliselt kõik muu on avatud, mis tähendabki seda, et sinu jaoks keskkond on A ja O. Ja see on nii naljakas, ma nii hästi mäletan seda, siis kui esimest korda sul oli ka see siuke, et noh, 34-57, et ma ei saa sellest aru, et mis värk sellega nagu on ju. Ja ma nii hästi mäletan seda, et ma kuidagi rääkisin sulle ka, et sul on võime nagu väestada, vaata noh, et keegi on nagu hääbumas on ju, et noh, et see selline äratan uuesti ellu või siis nagu kuidagi võtan midagi, mis on täiesti elutut ja siis nagu muudan ta nagu ilusaks. Et noh, rääkimata siis sellest ülimast spontaansusest ja see siuke siin ja praegu ja spontaanselt tekkis tunne, mingisugune intuitiivne taipamine. Ja ma mäletan, kui sa jagasid seda mingi bussikogemust või vaata see mingi tütarlaps, kellega sa sõitsid ja kellele sa tahtsid midagi öelda spontaanselt või ütlesid. Ja see oligi, ma kuulsin, et ta rääkis, ma arvan, et see oli see bussikogemus, ma loodan, et rohkem olnud, aga et ta tuli bussi ja ta ütles ta küsis sooduspiletit, sest et tal oli siis teatud mingi haigus ja istus siis sinna ette pinki maha ja mul oli see, et ma nagu tean lahendust või mitte lahendust, ühte võimalust, kuidas mul lihtsalt oli nagu tunne, et ma pean talle seda lihtsalt ütlema, et ta mitte kuskilt mujalt seda ei kuule, et selline programm on olemas või et võib-olla see toitumisviis sind toetab, et ma tõusin püsti ja läksin. Võt see. Või siis pidin tulema rongiga Tartust Tallinnasse ja tundsin, et ma ei taha praegu Tallinnasse minna, istusin rongis juba ja astusin maha ja ma poleks seda mitte kunagi teinud, kui oleks human design tegelikult, sest see oleks tundnud lihtsalt nii stupid nagu idee nagu. Ja see on nii sür, kuidas tegelikult, no vaata ongi, et see on kogu aeg olnud ju enda sees. Ja siis seda, sa keerad nii kinni. Ja sellepärast, et meil on räägitud, kuidas me peaksime, mida kuulata ja kuidas on õige. Pead. Ja teine asi on see, et come on, kuidas sa saad siis nagu rongist välja astuda? Sa oled ju pileti ostnud, sa oled kohale läinud, kontrollör on siin näinud. Hommikuvara ärganud, kell 6 ärganud. Ja mõtlen, et kaasreisijad, mida nemad ometi sust mõtlevad, kui sa niimoodi lihtsalt astud rongist välja. Ja et mis tal juhtus nüüd, vaata, et ei taha neile võib-olla põhjustada seda. On ju. Tegelikult juhtus midagi tõsist. Tegelikult on täiesti uskumatu, eks ju. Ja. See on nii äge, et sa oma seda kõri avatust kasutad just nii. Ja tegelikult ongi, ega sa selle oma avatusega, sa saad inimesi väestada ükskõik mis valdkonnas. Et noh, siit tulebki tegelikult see siuke suur mänguruum ju. Et kui ma õigesti mäletan, siis sul sünniristis oli ka ju mingi 64, 63, teisel pool oli vist 5 ja 35 on ju. Ehk siis. See oli kindlasti. Ja oli. Noh, ongi. Kogen ja seiklen ja jagan oma kogemust ja siis seesama see siuke loogika, mis töötab siis sellise loova meele heaks. Loov loogika. Et on tervikpilt ja siis nagu need detailid ja kuulge, et aga mis siis, kui nii ei sobi, aga paneks teistmoodi kokku, teeks midagi teisiti. Et sul on tegelikult ongi nagu väga palju mänguruumi ja suur osa sellest ongi sina ja sinu kogemus ja see, et sa jagad seda, mida sa koged, mida sa oled omandanud oma kogemuse vältel. Et üks asi enne, kui ma lähen korra sinna avatusse, kas sa oled muide märganud ka, et eriti just 1-3-na, et nii kui sa nagu midagi ära koged, siis on see siuke magus koht, kus sul on lihtne ja mugav jagada midagi ja siis, kui sa lased selle üle, siis aktuaalsus kaob ära. Ja on küll, on kindlasti on. Et see tunne on lihtsalt, eks, et tunne on peal või see emotsioon või see kogemus, see on värske, seda on võimalik jagada, aga ma olen ka kogenud seda hetke, see on nüüd see, kui sa oled veel seal loos sees, on ju, et kui ma siis üks hetk oma korteri müüsin, mõtlesin, ma kohe nagu jagan, et nüüd uus etapp on tulemas, aga ma olen ise nii sees selles, et ma tundsin, et ma ei saa seda jagada, et isegi mitte inspiratsiooniks, et noh, mis nüüd siis saama hakkab, nii, sest ma ei tea, mis saama hakkab, et ma kuidagi tahtsin nagu selle kogemusega jõuda kuhugi, et siis ma oskaks öelda, et kuule, aga nüüd sai see, et kui kogemus on nagu kogetud, siis, aga see kogemus alles algas ja siis ei ole seda võimalik jagada. Et on küll jah, et muidu läheb tunne üle või et kui nagu täna story't üles ei pane, siis homme on siuke nagu teed küll, aga mingi täiesti teise tundega ja täpselt.
jah, et see on üks asi, millele ma tahtsin ka tähelepanu juhtida, sest mina olen niimoodi, ma arvan, et minevikus jätnud väga palju asju, millest võiks olla kellelgi ka kasu. Et tegelikult To-do listi on ju? Mis siis venib? Mul on vaata, see nüüd ongi, et mul ühest küljest on ju see tunne, on ju, et nüüd. Ja mul on sama lugu, et kui ma olen kogemuses sees, siis ma olen kogemuses sees, ma ei saa üldse midagi jagada. Ja mul on pigem see, et mina jagan hea meelega siis, kui kogemus on lõppenud ja ma olen sealt integreerinud mingisuguse kogemustarkuse. Ja enda jaoks midagi saanud ja mida sa tegelikult siis tunned, et kuule, aga see oli wow, et ma pean seda teistele ka ütlema. Ja kui ma lasen ka selle üle, siis hiljem ei ole enam aktuaalne. Ja ma olen seda hakanud... Võib tulla ringiga tagasi? Võib, aga siis toob mingi uus kogemus selle. Ja ma olen palju mõelnud selle peale, et kunagi minevikus ma olen viimasel ajal kuidagi revideerinud ka mingid vanu blogipostitusi, mida mitte keegi enam ei näe, sest need ei ole avalikult üleval. Aga olen kuidagi nagu üle vaadanud ja mõelnud, et ühest küljest jällegi, täna vaatad ja mõtled, et issand jumal, mis sa teinud oled. Aga samas, ma usun, et sul on ka täiega see sama teema, et kui sa vaatad näiteks oma mingit esimest koolitust, siis sa mõtled, et issand, mis see on. Aga samas sa tead, et kui seda ühte väga kohmakat ja nõmedat asja poleks olnud, siis poleks seda, mis on täna. Absoluutselt nõus. Ja vahel ma vaatan isegi mingid postitusi või tekste või ka videosid, miks ma alati soovitan inimestel kindlasti vaadata oma videosid, esinemisi, kõiki muud. Lihtsalt avastada, et nagu mingi wow, et ma olen sellisesse kirjutanud või niimoodi ütlesin. Et mitte see, et mida ma teen kõike valesti ja kus ma olen nagu algaja ja täpselt see, et tahaks olla kohe proff, on ju. Vaid et ka see, et sealt on näha tegelikult ja ma olen tegelikult saanud ka väga palju positiivset tagasisidet sealt enda jaoks, iseenda käest, et issand, ma olen kirjutanud midagi sellist või öelnud ja tuli täitsa hästi välja ja mõned asjad on tõesti väga kohmakad ja mõtled, et nagu mingi aga ma tean, et kui mul poleks seda, siis mul ei oleks mina mingi hetk minu enda jaoks oli hästi suur muutus ja siuke sisemine muutus. Kui ma jõudsin sellest kohast, et issand, mul on piinlik siin kuulata või isenest nii-öelda kuulata ja vaadata sellesse kohta, kus ma olin siuke, et issand, aitäh, et sa seda tegid. Et aitäh, et sa olid nagu piisavalt julge, et sa tollal julgesid teha midagi sellist, sest et see oli tolles hetkes ju parim. Et see, mida mina täna võin vaadata, võib-olla 5 aastat tagasi, nii-öelda siis 5 aastat tagasi mina on ju, et ma tegin tolles hetkes oma parima. Ja see on mingi mega suur samm, need asjad, ega see pärast, mis sa lihvid ja natuke paremaks. Aga see, et sa siia laua peale saaksid, see on ju kõige suurem. Ja selles mõttes, et mitte kellegi meie kunagi mingi esimene postitus või esimene video või whatever või esimene koolitus, see ei ole kunagi täiuslik. Aga täiuslikkust ei pidanud olemaski olema nii. No tegelikult kõik on täiuslik sellisena, nagu ta on. Ütleb teile, pärav 18, tervitan kõiki siin kohal. Aga jah, et teie hetkes on mu parim ja mina ka mingi hetk eelmine aasta millalgi, ma sattusin sellesse rabbit hole'i, et ma hakkasin iseennast kuulama. Mul oli vaja leida üks jupp ja siis ma jäin kuulama mingit enda koolitust ja mõned on nagu the special ones. Ja siis ma olin siuke, et oota, aga päriselt ka see naine seal räägib mingi päris tarka juttu. Ja siuke, et oota, ma üldse ei mäletagi, et ma siukseid asju rääkisin. Et ma esimest korda elus tegin mingid memosid oma enda jutust ja olin siuke, et vau, nagu päriselt või. Seda te õpid ise endalt. Ja seal ei olnud vaata siukest nagu egovärki, et nagu I'm so amazing, ma siuke, tegelikult ka või. Et nagu mina rääksin selliseid asju, et oodake, paus, vastakas on ju. Et selles mõttes see on teekond ja tegelikult üks asi viib alati teiseni ja naljakas ongi nagu see, et sinu puhul see rohkem siis see alateadlik, just see siuke füüsiline teekond on ju, et üks asi viib teiseni ja elu kogu aeg valmistab ette. Minu puhul isiksuslikult, ma tean, kõik on katse-istutusmeetodil kogu aeg on ju, et ma tihtipeale ei saa aru, milleks võib-olla mingi kogemus on vajalik. Aga see elu valmistab ette on ju samamoodi tegelikult, ega ma ka ju lõpuni ei saa aru, et mul on küll mingi tunnetus või mingi asi, et aga üks asi viib teiseni. Nagu käib, on ju. Üks asi viib teiseni ja tegelikult see ongi nagu, eriti kolmekana ka on ju,
et ma olen hästi palju seda kirjeldanud, muide, kui sa oled 3-5, siis sa võid vaadata kodukale, seal on midagi sulle. Aga ka kolmekana ma olen väga palju seda kirjeldanud niimoodi, et sa sisuliselt, sul on mingi vastupandamatu drive, sa pead jõudma esimeselt korruselt teisele. No mis iganes see eluvaldkond on ju. Ja see on nagu evolutsioon, vaata. Et sa pead, sa ei saa, vahet ei ole mitu korda, sa kukud, mine proovi uuesti, mine õpi uuesti, ehita see mingisugune redel ja jõua teisele korrusele. Nüüd, võiks ju olla see, et okei, ma jõudsin teisele korrusele, vaat kui tore ma olen nüüd kohal, life is good, ma ei tea, aplodeerime, kummardame, ma nüüd jään siia. Sisuliselt nii, kui sa jõuad mingisuguse mäe tippu, siis on kohe uus mäe tipp. Ja ma olen märganud, et see on miski, mida minevikus inimestel minu ümber on olnud väga keeruline mõista. Et tegelikult minu jaoks ei ole asi üldse nagu mingi saavutus või midagi, vaid et okei, ma õppisin, ma arenesin, davai, liigume nüüd jälle edasi. Ja mingi hetk ma ei saanud sellest ise ka aru, et nüüd ma sain selle kätte või ma sain endale selle korteri, mida kogu olen tahtnud või ma ei tea, mingi projekti või inimese või koha või reisi midagi. Ja siis ei ole see, nii äge on ju, et on nagu mingi okei. Ja siis ma nagu jällegi, et mis mul viga on. Üks koht on see, sa praegu siin selgitad, mis mul viga on, aga ka teine asi tegelikult, mida ikkagi annab sinna lisada natukene seda enam, kui on see nii-öelda selline tung kohe edasi minna, et ikkagi nagu korraks nagu seesama, et ma õppisin, kogesin, okei, aga ma tean, et ma ei jää nagu siia kauaks, sest see ei olnud reaalselt see eesmärk ikkagi, et eesmärk on siis liikuda. Ja mis mulle hästi meeldis, mida sa jagasid minuga alles hiljuti, et minu turvatunne ei tule sellest, et mul on mingi kindel keskkond ja koht ja asi ja inimene edasi, vaid sellest nagu arengust ja liikumisest. Ja siis mul on nagu mingi wow. Ja et see muutub tõesti ebaturvaliseks, ebamugavaks, kui ma jään kuhugi nagu paigale, ka nii-öelda, kui tähtkujudesse minnes, siis sellise vooleva kalana ikkagi nagu seisev vesi nagu. No ma võin teistpidi kahelda, et mina olen justkui nagu kaal, on ju, või kaalud, see ainuke elutu tüüp sodiaagis. Ja hamburikuu ja mingid muud värgid, aga kolmekana ma olen seda nagu ise väga palju kogenud, et tegelikult see stagnatsioon ongi surm. Et laias laastus vahet ei ole, mis välises toimub. Aga me nagu otsime seda. Aga ma pean olema liikumises. Kui mina ei arene, kui võtta see sama, et näiteks samad asjade ühtemoodi tegemine, see on nagu selline piin ja ma tunnen, et nagu mingi elus osa minust sureb. Ja ka need inimesed ümber peavad arenema, kes on sul kõige lähemal. Ja sellepärast muidu on bonds broken. Bonds on broken. Not interesting. Ja. Et see areng nii suhetes kui töös ja isiksuslikult ka. Et mul oli näiteks raamatuga hästi naljakas, et see on väga äge on ju, et kuidagi jõudis paljudeni ja väga äge, et jõuab täna ka paljudeni. Ja siis nagu mingisugune 6 aega hiljem või ka praegu, et inimesed on sellised, et naudid siis või nii on ju. Ja minu jaoks on see kuidagi nii kauge minevik juba. Ja ma ka ei mäleta enam. Saad aru, aga nagu ongi. Ja siis need, kes mind juba teavad, on täpselt siuke, et kuule, aga millal järgmine tuleb, on ju. Ja naljakas ongi nagu mõelda, et ühest küljest, vaata, et nagu suur saavutus on ju. Teisest küljest minu jaoks nagu ma mäletan seda teekonda, sest see teekond selle raamatu valmimiseni oli nagu väga pikk ja õpetlik minu jaoks. Ja mis oli minu jaoks ka nagu selline uus kogemus, oli just nimelt see mingid esikad ja ka see, et midagi nagu niimoodi suurelt lendab ja värki on ju. Et see oli nagu äge kogemus, aga samas see kõik on vaata jälle kuskil nagu elu läks edasi, on ju. See mõnes mõttes nagu praegu mõtlen kaasa, et sa nagu vormistad selle ära või sa paned selle nagu punkti siin ära ja siis on nagu ongi, kogemus on kogetud ja see on lõppenud. Ja ma praegu hästi tugevalt muidu tunnen ka mingite muude asjadega, et mul on vaja kuidagi need nagu ära vormistada, et nad jääksid. Et tegelikult see, kus me natuke läksime ringile, oligi see, et ja mida ma tahtsin täiega rõhutada, et kolmekatena meil on kogemustarkust, et tegelikult meie võib-olla kõige puhtam kuld on kogemustarkus. Kui sa julged kogeda ja katsetada. No jaa, kui sa ikkagi nagu hääbud vaikselt selles. No tegelikult, ja vaata, nii ongi. Selles mõttes, et tegelikult kolmekatena me kogeme palju, me toibume kiiresti. Polegi nagu midagi teinud ja midagi kogenud. Ja mul on tihti see, et mul nagu mingid sõbrannad küsivad ka, et kuule, mis toimub, on ja ma olen siuke, et tead nagu suurt midagi. Ja siis nagu korra jääd mõtlema, et oota, mul on vahepeal käinud mingi reisil, on ju midagi ära teinud. Nagu
et ootavad, mis eelmise nädala toimus? Päris ja, palju. ja. Et aga see, et sellest kogemustarkusest võib olla väga palju kasu teistel inimestel. Et see on nagu natuke nagu see Hans ja Grete, need väikesed, need purutükikesed, et endale tundub, jällegi hetkes, jagamine on lihtne ja loomulik. Mingi aeg hiljem tundub nagu mõttetu, sest et minu teekond läks juba edasi. Et kui ma olen ise juba 4. korrusel ja ma vaatan mingi 5. otsa, mulle tundub jabur, et ma hakkan nüüd rääkima, kuidas nagu maast hakata ehitama redelit, et jõuda 1. Sest see ei ole aktuaalne enam minu jaoks. Minu fookus on juba, eks ju. Aga samas jällegi keegi, kes jõuab võib-olla nagu 5 aastat hiljem. Ja kui sa pole veel jaganud seda, siis tuleb jagada. Et tegelikult ma täiega innustan kõiki kolmekaid, eriti just 1-3, kuidagi veel eriti 1-3 need avastused. Ja seal on nagu, tuleb meelde tuletada endale, et jaga, sest et endale orienteeritud, eks ju. Aga et oluline on jagada, 1-3 siis avastusi on ju, 3-5 jaga lahendusi, jaga praktiliselt asju. Sellisel moel soovitatavalt nagu teistel ka kasu on ju. Et 3-6, 6-3, 6 noorena, et jaga selle õige tunde pealt, et see on tegelikult hästi-hästi oluline, sellepärast, et iial ei tea, kes kunagi jõuab samale rajale, kust sina võib-olla 10 aastat tagasi mööda kõndisid, ja ta leiab selle ühe palukese, mis on tema jaoks täpselt see seeme või see puhas kuld. Ja teine asi on jagamine aitab kogemuse hästi kokku ka võtta. Pluss veel see, et ka nii-öelda üldse esinemise ja kõige puhul, eks see enda kogemuse jagamine ja lugude rääkimine on see, mida ma ka ikkagi väga rõhutan ja lausa nagu õpetan, et see on põnev ja see on oluline ja see sinu üks lause jällegi, väga palju lauseid, mul kumavad need kõik peas, kõik inimesed, kes te olete mulle kunagi midagi öelnud, siis mul need laused kõik kumavad peas. Sobival hetkel loodan, et järjest rohkem head laused ainult. Aga sa ütlesid, et sinu elu ei ole just, see kõlab muidugi väga nagu suurelt ja kreisilt, aga et sinu elu ei ole nagu sinu oma ainult. Ehk siis see, mida sa koged, ei ole nagu sinu oma ainult. Et ühtepidi annab see nagu sellist lõdvestust endale, et aga ma kogengi seda kogemuse pärast ja siis mul on nagu jagada kellelegi midagi, kes tegelikult nagu peab seda kuulma, midagi õppima, sellest inspireeruma, lohutust saama, rõõmu, mida iganeseks, meelelahutust, mis iganes on. Ja teistpidi annab see mulle ka nagu mingisuguse õiguse või põhjuse või nagu selgituse, miks ma siis tahan jagada või miks ma tahan näiteks sotsiaalmeediasse minna. Kunagi ei tahtnud üldse ei tahtnud midagi näidata ega kommenteerida, et keegi näeks, et mis nad siis arvavad. Täpselt. Ja nüüd on see, et aga jagangi ja kui tundub kellelegi edev või ebamugav või miks ta sellest räägib või mis ta endast mõtleb, siis Helena ütles, et minu elu ei ole minu oma ja ma pean seda kõigiga jagama. Ja Helena ütles, et välise validatsioonivangla oleme me loonud iseendale. Aga sinu sünnirist, kui ma õigesti mäletan, ja ma arvan, ma mäletan õigesti. Sa mäletad minu arust kõiki kaarte maailmas, mulle tundub. Ma ei mäleta kõiki asju, aga ma mäletan hästi, mul on visuaalne mälu. Aga sul on kollektiivne sünnirist, mis tähendabki seda, et kõigile. Sinu elu. Ja 35 tegelikult ongi, sa selles mõttes oledki siin selleks, et kogeda kollektiivi heaks ja jagada seda. Ja seeläbi siis loodetavasti inspireerida kõiki teisi ka julgemalt elama. Siis peab ikkagi rohkem kogemusi kogema ja läbi tegema. Jah, mõned kriisid kasvatavad ka, aga siis nagu väga kriisidesse. Ise ka tegema, aga lihtsalt nagu, see kuidagi ka innustab ja julgustab. Aga tegelikult, kui sa ei koge, sul ei ole ka jagada. Ei olegi ja siis mul ei ole ka elu tegelikult, et siis tundub nagu täitsa nagu tumm. Just. Ja see on minu puhul, ma olen seda ka nii palju tundnud, et see on nagu naljakas, et mul on kuidagi viimased aastad palju öeldud, et näed nüüd nagu kuidagi jagab ja õpetab, on ju. Et ei, see on ainult väike tükk sellest, et tegelikult minu enda jaoks on nagu väga oluline tükk on just nimelt see elamine. Et ma ise teen ka midagi, ma kasvan arenen ja siis sealt sünnib midagi, mida jagada. Et tegelikult minu jaoks on nagu võib-olla olulisem, kui ma räägin ka näiteks koolitustest, siis teinekord see mingi asja ettevalmistamine on minu jaoks see teekond. Ja siis
see midagi on nagu selline. Et ega sa ei istu, mis nüüd hakkaks jagama, vaid see, et ma kogesin midagi ära ja mingi tunne tuli peale ja siis, et ma tahan sellest kõigile rääkida, sest see on nagu nii. Minu puhul on pigem see, et on mingi probleem. Ma olen võib-olla leidnud lahenduse või siis ma olen näinud näiteks, mis on mind hästi palju inspireerinud, on see, et ja ma olen vaata see 3-5 on ju praktiline ketser, et ma näen mingit probleemi või siis ma näen näiteks mingit kliente mingi korduva probleemiga ja siis sealt sünnib see, et kuule, aga teeks niimoodi, on ju. Või siis, mis puudutab mingeid koolitusi, mida ma olen siis nagu aastaid teinud, üks asi kasvab välja teisest. Ehk siis nagu teed midagi ja seal tuleb pinnale vajadus vaadata sinna sügavamale, et et see on olnud kuidagi nagu ikkagi üks asi viib kogu aeg teiseni. Ja seetõttu tundub mul täna ka nagu hästi kuidagi ühest küljest loogiline ja loomulik, et on nagu aeg nagu haade-eest ka samm edasi teha. Et ma kuidagi väga pikaks ajaks jäänud seda jagama, mis on hästi tänuväärne ja tore ja on veel asju, mida on ka veel aeg kuidagi jätta, on ju. Aga et nagu on võimalik seda asja veel praktilisemaks muuta, et me mitte enam lihtsalt ei räägi human designist, mis on muidu väga äge süsteem, aga et tegelikult meil on vaja muutust, meil on vaja tegelikult ju lahendust probleemile. Et jällegi teadmised ei lahenda midagi ära, et mind kõige rohkem ikkagi on inspireerinud ja ajendanud ka siis isiklikud probleemid, et ma näen, et ma ise põrkun millegiga ja see ei toimi ja too ei toimi. Ja see, mida kõik nagu räägivad või kõik teevad, eks, et või siis teiste inimeste puhul, et mul teekond õpetab, mul on ainult tehes õpin, nagu muud mood ei saa. Ei saa, jah. Aga sinu see suur avatus, ma tahaks sealt ka veel korra läbi käia. Jah. Et tundus, et mulle pole midagi jagatud. Jaa, kusjuures ma nii hästi mäletan seda, et kuule, mitte midagi ei ole. Ja ainult 2, aga... Puhast tühjus lihtsalt. Ja, aga samas tegelikult sa oled selle tühjusega. Kas sa oled märganud, kui hästi sa tajud inimesi? Ma tajun väga hästi inimesi ja see on kohati on hullult paelov, vahel ka häiriv. Häiriv on muidugi ka nendel juhtudel, kui ma tajun, lähedaste puhul eriti, eks, et tajun, jagan ja sealt tuleb nagu vastus, et ei ole nii, on ju. Ja siis on nagu, see läheb järjest paremaks ajas, on ju, aga et ära tee nagu valeks seda tegelikult, sest sa ei saa öelda, et seda ei ole siin ruumis või siin kuidagi energias, ma lihtsalt nagu kohe tunnen ja tajun seda. See on ka võib-olla selline sõnum kõigile, kellel on 57 värav, vahet ei ole, kuhu ta sul ühendatud on või isegi siis, kui ta sul ripakil on, aga üle kõige usalda oma intuitsiooni. Sul on ta 57-34, mul on 57-10 ja võib-olla üks asi, kuidas ma olen seda üldiselt niimoodi jälle kõlavalt öelnud, on see, et kõigile valevorstidel ei ole mõtet minna ütlema, et nad valetavad, sellepärast et suure tõenäosusega enamus nendest ei tunnista seda üles ka siis, kui sa nagu... Nad isegi ei tea võib-olla. Ja teine pool, kuhu ma tahtsin tüürida, ongi see, et väga paljud inimesed ei valeta mitte nagu kellelegi teisele, vaid nad räägivad endale lugu ja nad üritavad meeleheitlikult seda sama lugu korrata, et siis nagu kuidagi, et mida rohkem ma seda endale korrutan, seda rohkem ma hakkan seda uskuma, on ju. Et kõige sagedamini inimesed mitte ei valeta, ma ei valeta sulle, on ju, vaid ma valetan endale. Ja sina saad aru, et ma valetan endale. Ja mina siis tajun seda, ma olen seda nagu nooremana eriti kogenud, et mingite inimestega lihtsalt nagu ei vaibi. No ei vaibigi, kas kõikidel ei vaibigi. Aga lihtsalt mingi asi on nagu. Ja ma ei saa aru sellest, meie omavaheline kuidagi nagu ei klapi ja ei lähe ja ei tule. Ja siis tuleb see koht, et võib-olla siis mina peegeldan talle midagi, mida tema siis isegi nagu ju ei tea või ei taha otsa vaadata ja nii edasi. Et ja sealt tuleb see mingisugune veel omakorda mingisugune kraapimine, et see on olnud päris keeruline, et see eheduse teema on minu jaoks ka hästi südamelähedane teema ja nagu kohe on nagu, ega me kõik ei ole kogu aeg, eks, et me ei saagi olla nagu avatud raamatud ja enda jaoks ka, eks, et kui ma ei olegi ise endast aru saanud lõpuni, ma ei saagi sulle seda kuidagi nagu siin vaibida ka, on ju, või rääkimata sõnades jagada. Aga et lihtsalt, ma võiksin, ma arvan, tegelikult ma ei usu, aga natukene võiksin valedetektorina töötada. Kusjuures ma olen ise mõelnud selle peale, et tegelikult, see on nii ohtlik, ma ei tea, kas ma ütlen seda välja, aga ma olen ise ka, ma tegelikult mida enam aeg edasi ja mul on see hästi naljakalt olnud, et ma tean, et ma väikesena olin nagu supertundlik selle kõige osas. Mul nagu suur osa minust ongi nagu põrn, on ju.
et ja ma olen näinud, kuidas mul nagu, ma arvan, et mingi sihuke võib-olla 5 või 7 aastat on rohkem sihuke nagu coming back selle juurde. Et nii kui mul ei ole mingit ootust, noh, kui ma ikkagi nagu päriselt vaatan asju nii, nagu nad on, siis tegelikult mul ei ole mitte mingit vahet, mida teised inimesed sõnade tasandil ütlevad. Et tegelikult vibe'i võtmes nagu põhimõtteliselt mingite loetud hetkedega on asi selge, on ju. Noh, ja mul siis tõmbab kohe mingi visuaali ette, aga ja ära 57 puhas intuitiivne teadlikkus ja siin ei tohiks tegelikult mitte kunagi intuitsiooni üle kirjutada. Ja kui ma vaatan nagu enda teekonnale tagasi, siis ma saan aru, et sellised võib-olla kõige valusamad kukkumised või sellised nagu kõige suuremad kannatused või ka nagu inimeste osas eksimised, et seal on ühine nimetaja. Ma kirjutasin oma sisetunde üle. Aga sul oli vaja seda kogemust? No otse loomulikult oli, aga noh, minu eesmärk on ju õppida ka kogemusest, mitte lihtsalt, et sihuke sama ämber. Peaga. Repeat lihtsalt, on mul kogemus, on ju. Et eesmärk on vahepeal nagu teadlikult vaadata ka, et kuule, aga mida sa õppisid sellest. Et ühine nimetaja on see olnud, et pakend on olnud väga ilus ja kõik teised inimesed on enam ka veel võib-olla takka kiitnud või siis noh jällegi, et ma mäletan hästi mingi koroona ajast, et siis kui kõik kukkus nagu mingi kokku ja mul oli see tunne, mul oli tunne juba enne, on ju. No mul oli vanalinnas poodi, mul oli juba enne siuke tunne, et kuule pane kinni, on ju, lõpeta mingid asjad ära ja siis olid need välised autoriteetsed inimesed, noh, kes andsid nõuandeid ja siis it went how it went, on ju. Väga hea kogemus, hullult tänulik kogemusele, on ju, aga ma näen neid ühiseid nimetajaid samamoodi ka mingites suhetes ja värkides, et mul on olnud see tunne ja siis ma olen nagu kuidagi ennast ümber rääkinud, endale midagi maha müünud. See ongi nii keeruline, kui me nagu intuitsioonist räägime, et mis see siis täpselt on ju, et noh, ma ei oska ka seda öelda, et see on intuitsioon või ei ole intuitsioon, on ju, kui ma midagi siis nagu tunnen või tajun või otsustan või ei otsusta või näen või ei näe või lähen või ei lähe, on ju, et see on kuidagi nagu selline nagu kehaline kogemus lihtsalt, on ju, ja pigem on see tihtipeale see tagantjärgi tarkus, et ma ju tegelikult nagu tajusin, et see on veits vale või ma tegelikult nagu sain aru, et see ei ole päris praegusel hetkel õige. Alati ei ole see, et kõik on vale ja must ja kole, vaid et lihtsalt praegusel hetkel ei ole see nagu võib-olla parim hetk. Aga see on nagu hästi tihti tagantjärgi tarkus, vähemalt minu jaoks küll. Kuigi ma teen ju ka seesama, et kuidagi keha annab mingi indikatsiooni või kuhugi viib või kuskil vaibib ja kuskil ei vaibi, on ju, et see on hästi keeruline, hästi peen kunst tegelikult ja seda kuulata ja osata kuulata ja kogu aeg 10-sse panna. Not possible, ma ütlen. See nüüd on see trikk, et sul on sakraal põrnaga ühendatud ja põrn ongi see häirekell, mis tähendab seda, et sul on nagu väga paljud asjad, ka see siuke täiega jah on sul tõenäoliselt läbi segunenud ärevusega. Nii. Noh, et on nagu jah, potentsiaalselt ohtlik ärevus, siis on jah, potentsiaalselt ärevus, siis on lihtsalt ärevus. No vahepeal on lihtsalt ei vaibi. Siis on nagu täiega oma, tunnen ära, täiega minu oma. Ja mul selles mõttes ka positiivselt ägedatest asjadest ikkagi keha hakkab isegi vahel nagu värisema. Ja. Aga see ongi sinu jaoks on see hästi füüsiline. Ja ma vahel ei saagi nagu aru, et kas see on nagu nüüd hästi või see on tegelikult ikkagi see on minu jaoks nagu üle stimuleeritud, see nagu on palju minu jaoks, ei sobi mulle või mis iganes, mis see siis on? No sul mingid asjad võivad olla väga üle stimuleeritud ka selle avatuse pealt, mis tähendab ka seda, et kui panna sind keskkonda, kus on väga palju inimesi, siis mingi hetk, kui sa ei saa õigel ajal sealt minema, siis noh, nagu ongi juba siuke nagu mingi, noh, et seda kõike on nii palju, pea on nagu paks ja siis on nagu juba mingisugune, noh, adrekas on juba üleval ja noh, et mis see on ju. Aga tegelikult sul ongi, kas küsimused tegelikult aitavad jumala hästi. Et kui sul vaata tekib ka see siuke kummaline ärevus. Kui vähegi saad, lase kellelgi teisel kui ole, siis ma ikkagi küsin ise enda käest. No, jah, see on SOS aitab küll ja ma tean, et ma olen kusjuures endaga veel vahepeal seda sohki teinud, et ma mingi salvestanud endale selle küsimuse ja siis selle ette mänginud, et noh, mida kõike me õpime ise tegema, on ju. Aga ja, et sul on see hästi läbi põimunud, see siuke nagu just ärevus ja see sakraali plõks, on ju. Noh, et siis see intuitsioon ja see hirm nagu. Ja, aga seal ongi, see on sisuliselt põrn tegelikult ongi hirm ja hirm tegelikult ei ole halb, on ju. Et tegelikult
sisuliselt seesama ärevus, me ajame hirmu ja ärevuse hästi tihti segamini. Ja see on nagu hästi äge teema, sellepärast, et noh, sul on ainult põrn ja sakraal, eks ju. Ja minul on põrnaväravatest on siis ainult 2 väravat on aktiveerimata ja minu päike on põrnavärav. Et selles mõttes, muide, põrna kohta ma panen sulle ka hea lingi, saad ka lähemalt uurida, kui põrn on teema. Aga põrna ärevus ja põrna hirm. Me väga tihti ärevusest teeme hirmu. Et väga tihti meil on ärevus ja ärevus tegelikult annab märku sellest, et midagi on muutumas. Väga huvitav. Ja nüüd vaata, meie monkey mind, ja see ongi nagu põrna kõige ürgsem teadlikkus, siis tuleb mentaalne teadlikkus, mul tekkis ärevus, Kohe hirm on ju. mis kohe juhtub, mõistus paneb loo juurde, on ju. Ja, et mis see on ju. Ja siis tuleb emotsionaalne teadlikkus. Ehk siis tekib mingi emotsionaalne juba midagi, on ju. Et tegelikult põrna ärevus annab üldjoontes märku, et kuule, midagi ei ole nii, midagi on muutumas, miski ei vasta tõele, midagi on tulemas, midagi on kadumas. Noh, sisuliselt väga midagi on muutumas, on ju. Nagu mingi andur siis on ju. Tegelikult ongi. Et mitte nagu hirm ja ainult see, et mis hakkab nagu juhtuma või ma olen seda ärevust, et ma kogen ikkagi väga kergelt ja olen ka seda pannud selle arveleks, et peaksin õppima rohkem maandama ennast ja kõike muid ägedes, mis on alati hea, eks, et kõik meditatsioonid ja valjajalu murul ja kõik on hea, aga tõesti, et nagu mõne inimesega kohtudes näiteks või mingisse keskkonda minnes või midagi, mis ees ootas või mingi äge võimalus ja siis nagu olen ma nii nagu üle stimuleeritud sellest, et mulle tundub, et äkki mu närvisüsteem lihtsalt ei tule praegu toime sellega või on see mingi asi vale või on see mingi oht või mis iganes, eks. Ja 57 on nagu kõige tundlikum ja kõige ärevam. Ja noh, 34 on ju. Siis mul läheb isegi hästi ju. No tegelikult sul läheb väga hästi, sellepärast, et 57 ja 34 on tavaliselt võitle või põgene. Ja seal ei ole väga tardumist ka. Kui me paneksime selle nagu põrn ja imetajad, teeme kiire sissepõike põrna. Aga põrn on imetajaid siin planeedil väga pikka aega elus hoidnud. Ja põrna kvaliteetidega sai meie väga kauged esivanemad ka väga kenasti hakkama. Noh, tead, kas lõkke põleb hommikuni on ju, kas ma ikka selle, ma ei tea, mammuti kätte saan. Noh, kõik see, eks ju. Nüüd 57 on see, et ma tajun ette, et midagi on tulemas. Ehk siis ma tajun sisuliselt tuules ette, tuul kannab minuni mingisuguse info, et midagi on muutumas. Ehk siis 57 annab võimaluse tajuda ette, ma ei tea, mingit lähenevad kiskjat tükk aega enne, kui see kiskja nähtavaks muutub. Et selline sügav ürgne ikkagi. Just. Nüüd samamoodi sama ärevus, mis tegelikult tekib ka siis, kui kiskja on tulemas. Tekib ka siis, kui nagu ma ei tea, mingi kaua oodatud laev, tõotatud laev on randumas, nüüd on aeg siit sellelt mandrilt lahkuda ja liikuda kuhugi mujale. Ärevus on sama, sisuliselt on see sama signaal. Okei. Ja tegelikult nüüd ongi, üks on see hästi selline hetkes, 57 on hästi hetkes ja noh, nüüd 57-34 on see, et sina ja sinu ellu jäämine. 57-10 näiteks minu puhul on see, et okei, midagi on tulemas, mul on veel uue turvaline keskkond. Ehk siis noh, sisuliselt see laieneb ka siis nagu vahetult teistele, on ju. Et okei, ma tajun mingit muutust, selge, mul on vaja nüüd midagi teha selleks, et noh, keskkond minu ümber oleks turvaline. Nüüd siin sinu puhul on valdavalt kas võitle või põgene. Tardumine on nagu väga harva lahendus 57-34 puhul, sest tardunud imetaja on tavaliselt surnud. Aga ja nüüd ongi. Ja see võitle või põgene sisuliselt täna, kuna me üldiselt enamus, vähemalt ma arvan, et ka meie kuulajatest ja vaatajatest ei ela džunglis ja tõenäoliselt jällegi nüüd, kus ma olen seda öelnud, ma täiega ütlen lihtsalt selle välja, et suure tõenäosusega mingisugune eksima läinud rändav lõvi ei ründa meid, et noh, me ei pea nagu kartma, kas järgmise nurga tagant hüppab välja hunt või mitte. Nüüd, kus ma olen seda öelnud, tõenäoliselt ma lähen õhtul jalutama ja siis probably on mõni hunt. Ja noh, ma jalutan siiski seal teises rajoonis on ja, aga vaata, ma nagu tegin ämblikute üle ka palju nalja ja siis tuli välja, et need
mingisugune viirus on ämblikud üle võtnud ja zombiämblikud on täitsa olemas, nii et ma päriselt ettevaatlik naljadega, aga point on selles, et tegelikult seesama võitle või põgene täna on see, et kas ma teen sammu lähemale sellele võimalusele või ma teen sammu eemale sellest võimalusest, sest me ei ela enam selles in the Wild West jungle, kus nagu kiskja ja potentsiaalne oht ja noh, asi ei ole nii mustvalge, aga põrnasignaalid on nagu üliürgsed, mis tähendabki seda, et tegelikult seda tuleb õppida kuulama, märkama ja siis nagu ehk siis väga tihti võitla tähendab seda, et okei, mul on nagu, ma tunnen, et midagi on täiega muutumas, mul on nagu, noh ongi, see süke värin on ju, aga nüüd ma teen sammu selle tundmatu tuleviku suunas. Noh, mis tegelikult ongi ju, ma astun vastu, on ju. Ja teine pool on, noh, siis põgene on täna ikkagi nagu see, et kuule, midagi ei ole päris nii, nagu tundub olevat. Ja mina olen näiteks 57-ga jällegi, 57-10 on ju, see on natuke teistmoodi, aga ma olen väga tihti tundnud seda, et nagu mingis keskkonnas, eriti kui me räägime mingist seltskonnast, et mul mingite inimestega tekib kohe, et süke nagu mingi hüüu küsimärk pea kohale. Et nagu mingid inimesed on kahtlased. Et osade inimestega sa saad nagu kohe aru, et kuidagi nagu, noh, on nagu loomulik ehe vahet, mul on hea lihtne. Ja ma olen jumala hästi seda tegelikult selle järgi õppinud eristama, et inimesed, kellega mul on hea, lihtne, kerge olla, noh, on ju. Ja siis on nagu mingid inimesed, kellega mul tekib see süke hüüu küsimärk. See ei tähenda seda, et ma peaksin kohe jooksu panema. See tähendab seda, et säilita distants, vaatle ja tee selgeks. Ja samamoodi, et selle asja eesmärk ei ole see, et ma nüüd lähen ütlen, et kuule, tead, mul on sinuga nüüd süke kahtlane tunne. Hüüumärk on pea kohal. Et mulle tundub, et sa ei ole päris see, kellena sa näid, et teeme nüüd selgeks, mis värk on. Ja kes sa tegelikult oled? Ja, noh, me saame ju kõik aru, et tänapäeva sotsiaalse tasandi mängudes see nagu ei päde, on ju. Aga ma olen õppinud seda nagu kuidagi, et ma jätan selle, talletan selle infona ja siis ma nagu vaatan, noh, et lasen kuidagi nagu, noh, et jään just kui vaatlevasse positsiooni. Minu jaoks on seltskonnas, kui sa sellest räägid ka kuidagi päris mitmeid aastaid tagasi, praegu lihtsalt üks näide tuli meelde, ma pigem minu seltskonnas, või selles seltskonnas siis, kus ma lähen, mul on nagu 3 gruppi. Üks on see, kellega sa kohe nagu vaibid või kuidagi nagu hästi mõnus, nagu päris on, kui sügav see jutt on või ei ole, on ju hästi selline, noh, tajud ära selle inimese kohe. Teine on see seltskond siis, kellel on nagu mitu hüüumärki, ehk siis nagu no go on ju, nagu no way. Ja siis on veel mingi seltskond, kes natuke ajab nagu närvi või kuidagi miski nagu intrigeerib ja ta ei ole nagu minu inimene, ta on täiesti teistsugune ja pärast on sealt tulnud nagu mitu sellist inimest, kes on mingi, oh my god, sa oled nagu täiega. Ja, aga näed, see ongi see hüüu küsimärk. Just, täpselt. See on see hüüu küsimärk, et sa vaatled, noh, minu puhul on see natuke teistmoodi, mul on lihtsalt see, et ma nagu ei lähe ära ja ma ei lähene ka. Et noh, kuidagi nagu aga jällegi mul ei ole 34 sinna lingitud. Kohe lahterdanud ära nagu, et mingi mingi uus töötaja, mis asja kamandab. Kõik uus ongi potentsiaalselt ohtlik. Ei, täitsa nagu, mis asja korraldab ja kamandab ise, et tema meile ei meeldi. Ja siis tegelikult on mingi, oh my god, nii äge, mingi best friend ever, mingi paar kuud hiljem. Sul on nii ägedalt 16. värav, ehk siis ühest küljest ise meisterlikkuse saavutamine ka tegelikult. See näed päris hästi on, et teises ka on ju. Näen. Ja jälle väga tore, vahel nii häiriv, sellepärast, et tahaks see potentsiaal. Ja naised, kes armastasid potentsiaali meheka. Aga noh, nüüd paratamatult 16 rääkides on taustal see jälle see põrna 48 on ju. Et kuidas sa selle ebaadekvaatsuse hirmuga toime oled tulnud? Et mina olen ebaadekvaatne. No paratamatult sellega käib ju kaasas ikkagi see, et mis siis, kui keegi küsib või ma satun mingisse olukorda ja noh, mul ei ole kõiki vastuseid ja minu oskustest ja teadmistest ei piisa, see peaks sulle tuttav kõlama. Ja kui sa nüüd niimoodi küsid, siis küll, et ma arvan, et mingid aastad tänu sellele ma nagu ei ole pildil ja liiga palju kuuldud ja nähtud ja mis mina tulen ja hakkasin jagama ja ei pane isegi like'i ega kommentaari ega midagi, et mul ei ole ju mingit oma arvamust ja mis ma nüüd siis olen targem siis kui teised või et ja ma ei olegi rääkinud ja ma olen nagu pidanud hästi oluliseks seda mõtteviisi, et ma ei räägi, kui ma ei tea. No ja ma tean inimesi, kes räägivad lõputult
isegi kui nad ei tea ja ma ei tea, mille pealt nad seda teevad. Tõenäoliselt on siis paremad kaardid kätte antud seal Human Designis ka. Ei ole häid ega halbu kaarte, aga ma tegelikult võib-olla praegu isegi korra parandaks sind. Mitte, et ma ei räägi, kui ma ei tea, vaid ma ei räägi siis, kui ma pole kogenud. Ja see ka loomulikult, kindlasti. Sest sinu puhul on pigem ikkagi kogemus. Ja, aga see tulebki see võrdusmärk nüüd, et miks ma siis ei ole ka rääkinud võib-olla, et mul ei ole ka siis seda kogemust olnud. On ju? Ja kui mul on see kogemus käes, siis ma võin siis ma võin rääkida. Ja iseasi on, et kas kuulajad on, ju. Ja kas need on õiged kuulajad, mis on ka teema, on ju. See on teema ja see on tegelikult täiesti mingisugune teine teema, millest tegelikult ma isegi arvan, et me võiksime, vaatame, mida meie kuulajad sellest kõigest arvavad, aga see võiks olla tegelikult isegi täiesti teine hea teema, sest et mulle väga meeldiks nokkida sinu defineerimata kõri kallal veel pikemalt. Sellepärast, et defineerimata kõriga ma usun, et on päris palju, me teame, et eneseväljendus on praegu täiega teema. Ja kõik see, mis puudutab välist validatsiooni, on nagu super teema. Et see välise validatsiooni vangla, et kui palju me tegelikult jällegi arvame, et teiste pärast on ju, et me peame keegi olema, klassika on ju, kes olen mina. Aga come on. Kes see siis ei ole, on ju? Et point on selles, et me kogu aeg ootame, et keegi annaks meile mingisuguse loa või et ma saan siis mingi diplomi, mis on jälle väline validatsioon, et kui palju meil on nagu justkui nagu maast madalast sisse tambitud seda, et me vajame kellegi teise luba või heakskiitu, et teha midagi, mida me oleme sündinud siia tegema. No see sama need diplomid ja kas nagu 10-aastase kogemuse diplomite hunnikuga templite, millega karikatega. Küsimus on tegelikult nagu selles, et nii kui me ootame mingit välist validatsiooni ja seda nagu mitmel erineval tasandil on ju, et mina näiteks ootan, et sina ütleksid mulle, et ma olen nüüd valmis on ju, või siis, et ma ootan, et enne ma ei tea, võidan lotoga selle miljoni ja võt siis ma hakkan midagi tegema, eks ju, et me tegelikult nii väga kardame justkui teisi inimesi, aga tegelikult me ei karda mitte teisi inimesi, vaid me kardame neid lugusid, mis me oleme enda sees loonud. Asi ei ole teistes inimestes. Me kardame neid sammu kolle, kelle me oleme ise endale loonud, neid lugusid, mida me oleme ise endale rääkinud, võib-olla, me nii originaalsed ei ole. Suur osa nendest lugudest siiski tuleb ühiskonnalt ja esivanematelt. Aga me kardame oma enda emotsionaalseid reaktsioone ja me tegelikult kardame neid samu pilte, mis me oleme endale loonud. Ja see teema, mida teised arvavad, ma olen seda ka hästi palju ikkagi nagu ise jällegi katsetanud, uurinud, kogenud ja läbi siis ka selle, et mentori ja koolitajana töötades ka inimeste puhul ju näinud. Et esimene asi, miks sa siis ei jaga või ei räägi või siis ei julge lavale minna. No ma ei tea, mis teised arvavad. Ja ma ise olen jõudnud nagu nii kaugele selle teemaga, et see vastus on see, sa tegelikult tegid ilusa sissevaatuse siia, et need enda lood, aga mitte mida teised arvavad, vaid mida mina arvan. Mida mina arvan, sest mina arvan tegelikult, et ma olen rumal, laisk ja loll ja lohakas ja pole veel valmis ja teised on paremad. Ja kust see tuleb? Hea küsimus, väga hea küsimus. See tuleb sellest, et tuleb ennast ikka tampida. Ja, aga ka need samad asjad. Selles mõttes see ongi nagu nii sür, et me tegelikult, kui me sündisime siia, me ei teadnud enda persona kohta mitte midagi. Meid ka ei huvitanud, ma just täna mõtlesin sellele, mis meil seljas oli, millised me välja nägime. Jah, kuni siis me saime teada, et on etikett, on sotsiaalsed normid, sa saad neile vastata või mitte vastata, sa saad inimestele pettumuse valmistada, sa võid saada halbu hindeid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mis tähendabki seda, et see, mida ma olen lihtsalt nii palju aastaid rõhutanud kogu aeg, et päriselt ka sea kahtluse alla kõik see, mida sa täna ise endale räägid, enda maailma kohta, sellepärast, et kui sa ei tea, kust see tuleb, see ei pruugi üldse valiidne olla. See selles mõttes, et sa võid uskuda täna lugu enda või maailma kohta, mida on sulle nagu lihtsalt väga palju korrutanud keegi, kes kuulis seda lugu jumal teab kust, ma ei tea, 17. sajandist, millal see vastaski tõele, eks ju. Aga ja, me tegelikult see suke enda valideerimine on täiesti eraldi teema. Ja kas sa tahaksid muga veel rääkida sellisest välise validatsiooni vanglast ja tegelikult tegemist ei ole välise vanglaga, sellepärast, et vangla elab meie enda sees. Absoluutselt väga
paeluv ja südamelähedane teema igal juhul, sellepärast et veel täna hommikul, mitte veel täna hommikul, just täna hommikul ma avastasin, et kui ma olin siis hommikul üles ärganud ja hommikusöögi ära söönud ja siis tundsin, et ma lihtsalt olen väsinud ja et ma lähen teen veel väikse une ja ütlesin niimoodi moka otsast kaaslasele, et ma lähen veel pooleks tunniks magama. Ja läksin taha tuppa ja mõtlesin, et ma pole üldse kindel, et ta seda kuulis. Ja siis ma hakkasin analüüsima, et miks ma siis nii vaikse häälega seda ütlen või miks ma siis üldse vahel nii vaikse häälega räägin või mul on öeldud aastaid, et räägi kõvemini ja miks sul nii vaikne hääl. No räägi kõvemini, sind ei kuulda, on ju. Ja siis ma hakkasin seda kuidagi nagu analüüsima. Täna ma sain nagu pildi kokku, et ma ühtepidi võib-olla ei tahtnudki, et ta teaks, et ma midagi sellist teen. Vahel on see, et mina ise tean, mis ma ise teen, on ju. Ja teiseks, ma kartsin, mida ta sellest arvab. Ja samal ajal mul oli mitte tema arvab, vaid mul oli kohe see vastus, et ma olen mingi laiskvorst, ma olen nüüd magama, ma võiksin oma firma asju ajada ja mingi muid asju teha. Ja see on nagu what? Et lähen tahatuppa pooleks sunniks magama, nagu nüüd laske maha selle pärast või ise lasen ennast maha selle pärast. Täpselt. Kuigi ma vajasin seda, ma tõesti nautisin seda, see oli ülimalt vajalik ja mõnus ja hea. Ja lihtsalt, see ongi see teadlikkus, see tähelepanelikkus, mida sa räägid endale, nagu sa alustasid siin, mis lugusid sa räägid ja kui palju sa saad seda teiste mingisugust valideerimist saada, on ju. Loomulikult me kõik tahame seda kuulda, need ilusaid sõnu, seda imetlust, seda ongi vaja. Aga need teised laused, ma arvan, tulevad meilt endalt kõige rohkem. Et see on vähe, see on vale, pole piisav, kole, loll ja nii edasi, eks, et paks ja lõpuni välja. Ma arvan, et me tuleme selle teema juurde täiesti eraldi tükina tagasi. Pane nimi külge. Sest see on, mulle tundub, et eeskätt täna, nii suhetes kui ka tegelikult väga paljuski ka ettevõtluses. Ja tegelikult ma teiega tahakski suga rääkida natuke lähemalt. Süke isegi mitte niivõrd human designi võtmes, aga just nimelt sellisest loovast ettevõtlusest, sest et üks asi, mida ma olen nagu väga palju viimasel ajal kõrvalt näinud, et mul kuidagi viimased aastad ka human designi võtmes on see paat kuidagi nagu tüürinud valdavalt ikkagi, kas siis mingid konfliktid ja sellised arengule orienteeritud suhted või siis ikkagi loov ettevõtjad. Ja see on nii huvitav, kuidas ma näen, otse loomulikult enda puhul on ju. Ja ma näen korduvat teemat, et seesama, et välise validatsiooni vangla, ma tean ja see on nagu nii suur, kuidas on nagu nii palju lugusid, ma ei tea, mida teha, tegelikult tead täpselt, mida teha. Oi, ma ei tea, kuidas tooted hinnast, tegelikult tead küll. Tegelikult tead küll. Sinu mäng, sinu reeglid. Tegelikult sa tead küll. See lihtsalt kardab, mis saab siis, kui sa päriselt teed seda. Või kui keegi ütleb midagi. Just. Ja võt nüüd ongi, kui nüüd sa lähed ja teed selle sammu ära ja keegi ütlebki, sest nagunii keegi ütleb midagi. Sellepärast, et kui sa oled kunagi käinud teatris ja vaadanud ühte väga head teatritükki, siis publikus on nagunii neid, kes on nagu andunud fännid ja aplodeerivad, on ju. Ja siis on nagu neid, kes ütlevad, et see oli nagu totaalne kräpp, nagu kõige nõmedam asi, mida ma näinud olen. Ja tead, mis on nagu hästi huvitav, ma olen mõelnud, et võiks kas või selle nimel nagu lihtsalt läheks nagu mingi näite kunsti õppima. Et ega näitlejad ei lõpeta näidendi mängimist selles mõttes, et peaosa täitja ei tõsta käsi üles, ei lähe, ei kõnni ära, ei muuda nagu oma stsenaariumi, lihtsalt sellepärast, et ta näeb, et keegi kuskil mossitab või keegi tõusis püsti ja läks ära. Et nagu come on, peategelane oma enda elus, kas ma elan enda jaoks või ma elan selleks, et nagu kogu publik oleks rahul. Sest et ainus viis, kuidas ma saan teha, et kõik teised inimesed minu ümber oleksid rahul, on laias laastus olla mitte keegi. Sellepärast, et ehedus ja ise olemine ja ka millegi päriselt loomine on kõike muud kui ükskõiksus. Kui sa tahad ikkagi midagi luua, sa pead olema valmis paati loksutama ja me ei ole loodud olema mugavad. See on jälle see, tead see selline kollektiivne illusioon on ju. Kiired mugavad suhted, kiired mugavad valikud. Tänased mugavad valikud viivad su väga ebamugavasse tulevikku. Jah, ja see kõigile meeldimine, jälle keegi tark inimene ütles, et sa ei ole jäätis, mis peab kõigile meeldima, kui sul isegi jäätis ei meeldi kõigile. Täpselt. Ja see küsimus, mis teised arvavad, ma olen selle hästi ringi pööranud enda puhul, ma alati tulen enda tagasi, mis mina arvan. Kas mulle meeldib see
isegi kui ma sinna peeglisse vaatan, mul on see soeng sassis, noh, täiesti mingi padjakas näos ja siis, et no nüüd, kui tema näeks mind, mis ta arvaks, on ju, et nagu, mis mina arvan. No päris nunnu tegelikult, ma siin kodus nagu, noh, lihtsalt sossutan praegu, et täitsa nunnust ja niuksed kõik niimoodi, noh, laiali on ju, et noh, et mis mina arvan, kas mulle sobib see, mis mina arvan, kas ma tahan seda teha, mis mina arvan, kas ma lähen sinna või lähe sinna, et see, mis mina arvan, on mind hästi palju aidanud ja ma arvan, et aitab sind samamoodi. Mis oleks veel siuke hea soovitus? Kui nüüd oletame, no ma ei hakka mingit nagu üleüldist värki, ütleme nii, et kui nüüd keegi kuulab, kellel on näiteks, kellel on profiilis 3 sees või kes on siis nagu üks nendest paljudest generaatoritest, tervitan, me oleme siin nüüd täitsa tavalised, täitsa lihtsad generaatorid, eks ju. Et mis võiks olla midagi nagu sellist, mis võiks jääda kõlama? Ma arvan, et nagu nii palju, siin on kõlanud nagu nii palju olulisi asju, et seesama see katsetamine, see, et ongi ebakindlust, ei ole ühte kohta, kus sa paika jääd ja kus sa ennast hästi tunned mõneks ajaks ja mulle hästi meeldib see, et see turvatunne tuleb sellest liikumisest ja proovimisest ja teistega jagamisest, et mis me siin nagu omaette teeme, et pigem teistega jagamine, enda kogemuste jagamine, kõige paeluvamad asjad üldse, no miks seda kroonikat siis ostetakse ja vaadatakse neid tõsielus ära. Ja kusjuures teemasse, mille pealt ju skandaalid on ju, et nagu igavaid elusid selles mõttes, et elasid kord Ülo ja Ülle ja nad elasid oma nunnust talumajas korralikult terve oma elu. Piieliselt. Mitte keegi ei taha seda reportaaži igapäevaselt vaadata. That's the point. Mulle hästi meeldib see, kuidas järjest rohkem, ma loodan, et on järjest rohkem seda ka, kuidas inimesed jagavadki ka oma feile ja rasked kohti. Mitte, et peaks halama ja kuidagi nagu seda raskust siia juurde siis tooma, mis iganes olukorras sa praegu oled, et võib-olla ongi ümberringi liiga raske kõik, vaid et see, et nagu inimeseks olemine, päriselt inimeseks olemine, et ja ka ettevõtluseks, eks need kohad, mis on keerulised olnud ja kus ei ole tulnud nii ja ei ole läinud ja olengi jätnud koolituse ära, sest mitte keegi ei tule, või üks inimene tahab tulla, et juhtub, et mis ma siis olen nüüd kehvem selle pärast. Kas sa tahaksid muga natuke rääkida nendest asjadest, mis meil on päriselt pekki läinud loovettevõtluses? Ei, no terve eelmine suvi läks pekki. Aga siis, kui see tuleb hea vestlus, või vahet ei ole, milline ta tuleb, ma panen sulle lingi sinna alla. Täiega aitäh sulle. Aitäh. Mul on midagi pärast siuke tunne, et äkki me teeme suga isegi vol 2. Ja sest selline tunne nagu mitte midagi pole rääkinud ega jaganud. Ja mul on ka kuidagi nagu aeg on niimoodi lennanud, aga vaatame. Kui sulle meeldiks ka vol 2, siis pane kommentaari oma küsimus, oma teema ja siis varsti näeme. Aitäh. Aitäh sulle. Ja aitäh sulle ka.